Kaver 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama Kaver 3 Ameerika jalgpalli podcasti, minu nimi Ülar ja me läheme siin Kallaste elutuks. Jõu, ma just mõtlesin, et minuga on siin täna Kallastes nagu, et nii naljaks koduväljaku eelis olukord on vaata. Ma olen nagu see neutraalne Superbowli sait, aga ma olen võõrsil tiim vaata. Jah, täpselt nagu oli see aasta German Ball. Kurat, see on eelmise aasta, sorry. Täpselt sama asi, Dresden oli võõrsil mängis kodus. Naljakas on ju. Ja meil on tegelikult üksi siis kuskil üks kast ka kuskil. Võib-olla saab mõne cameot ka teha, võid siis jalutab Kallaste klaviatuuri peal, seal on meil arvuti taga ka veel. Me jagame pilti ka ühel hetkel sellest setupist, mis siin on, sest see on midagi, mis on Kaver 3 ajaloos esmakordne. Ja meil on mingi kaks eraldi mikri, helipulti ja kõik särgid-värgid tehtud, aga saab tehtud ja saab lihtsalt siin enne jõule ära teha episoodist. Nüüd peab ju hakkama kodupoole sõitma, et jõududeks koju ja siis neljapäeval, täna teeme siis nagu ikka, võtame siis eelmise nädala kokku 16. nädala, täna varahommikul Eesti järgi sai siis Coltsi play-offi hoopid ka läbi omadega põhimõtteliselt. San Francisco lõpetas siis selle nädala ära ja siis neljapäeval teeme ikka tavalise episoodi vaatame siis selle 17. nädala mänge ja siis saamegi jälle siin see nädal 2 episoodi kokku ja niimoodi läheme kuni siin uue aastani vist ju. Jah, kuni play-offideni välja. Play-offideni välja, täpselt. Ja mis meil täna siis muideks watchpartide suhtes küsime, sest meie käest uuriti, Olipet küsis meie käest. Championship mäng Prolli not, mis te arvate sellest kuulajad watchparti jaoks, sest et see on see teine mäng oleks vaata kell 10 hakkaks pühapäeva. See on see, mida me championshipi me vaatasime seda Chiefs ja Ravensit 2 aastat tagasi eelmine aasta vaadanud. Eelmine aasta vaadanud puhtalt sellepärast, et nagu kas teil oleks huvi muidu või? See oleks siis pühapäeva õhtul 2 nädalat enne Superbowli oleks siis AFC Championship on tavaliselt enne ja NFC on hiljem on ju. Et see oleks siis kella 10 kuni kella 1 või nõnda on ju. Nagu neil on ise huvi seda näidata, et võibolla teeme. Ja teine variant on, mis te arvate esimeses nädala play-offist? Divisionalist siis? Ei, wildcard. Või wildcardis, sorry. Aga tihtipeale läheb see kõige halvem mäng siin esimesse aknasse vaata. Sul on ainult üks mäng on ju. 11. jaanuar pühapäev oleks siis see. Mitte laupäev. Jah, pühapäev jah. Sest et samas äkki laupäevas saaks ka maha müüa ju. Sest laupäeval need on lahti kella 2-ni. Laupäevane varane hakkab ju 12. Ühesõnaga, me teeme mingi polli või mingi kommenti või chati või mingi asja, et andke aktiivselt märku, kas te tahaksite vaadata, sest üks variant, kui nad on kaua lahti ja ma ei tea, mis kell see laupäevane mäng algab. 11.30, esimene hakkab 11.30. Okay. Et siis teoreetselt me peame ise sinna kohale ka minna. Ma mõtlesin ka, et võib-olla me ei pea isegi nagu organiseerima, et lihtsalt rääkida nendega, et kuule, et me vaatame siin. Et olge pool tundi kauem lahti äkki. Ja teine võimalus oleks siis pühapäevane, mis algab siis normaalsel ajal, 8 oli see. Jah, pühapäevane kell 8. Aga kui teil on huvi, andke teada. Ja eriti hästi oleks, kui üks oleks Patriotsi mängin, siis on küll huvi, ma tean küll on ju. Aga jah, need on veel variandid, aga Superbowl on 100% nii Tartus kui Tallinnas 8. veebruaril, Eesti järgi siis 9. veebruaril vara hommikul on ju. Seda aega kõik teate ja selle nädala peale vaadates, siis me saame vist üle pika aja siukse väga-väga huvitava match-upi, pole seal meeskonnad, kes on varasemalt käinud on ju. Me just eile arutasime flaggipundiga ka, tegime veel viimase loopimise enne jõule, et mis see nagu kõige, et mis Superbowli näha tahad ja siis nüüd on nagu see, et kui Ravens on väljas, siis on pigem nagu Superbowli, mida ma näha ei taha, aga väga palju huvitavaid tiime on seal niimoodi, et umbes mingi Bears Jaguars Superbowl oleks nagu kõige neutraalsem asi, mis võimalik saab olla. See on see võrdlus, vaata, mis oli see 2017, vaata on championship mängus, kus oli Case Keenum, Blake Bortles oli sul seal Tom Brady oli ainuke ja Foles ja need 4 tükki olid on ju, et Brady ja Foles tulid sinna lõpuks. Sellest mingi legendaarne graafik ka, mille NFL tegi, kus 4 venda kõnnivad, ma ei tea, oli Arizonas oli bowl vist midagi, et väga random tüübid, et see oleks naljaks, kui oleks mingi Trevor Lawrence, Caleb Williams. Me leitsime kassi üles ka. Ja vaikselt kaebab see pole hullu. Siis kõik meie merch, kõik meie info, ennustusmängu tulemused, kõik asjad on siis kaver3.ee kodulehel. Ennustusmängus me täna räägime neljapäeval, aga väike teaser, meil on uus liider. Just saying. Et siin viimaste paari nädalaga väga palju juhtunud. Ma enam ei tee ennustusmängu, kas ma olen viimane see nädal. Nagu ikka päris halvasti. Et see saab olema huvitav viimase 2 nädalat ja siis hakkame maha võtma neid halvimaid nädalaid ja siis vaatame, kes lõppude lõpuks võitja on ja nagu ikka top 3 on siis auhinnastatud ja seal 4-6 vaatame ka, võib-olla leiame midagi teile ka, sest et terve aasta jooksul seda regulaarselt teha, müts maha kõigi ees, kes viitsid seda teha, on ju. Et läbi kivide ja kändude siin osad on käinud, saatnud mulle screenshot, et palun pane sisse tulemused ja saab tehtud küll, on ju. Siis Eestis, Kallast juba mainis, flagi,
praegu ei saa flag'i mängida, praegu on jõulupuhkus. Tartus praegu Ameerika footi kontaktiga ka mängida ei saa, aga uuel aastal uue hingamisega läheb edasi Tartus nii Tallinnas. Flag'iga on teil kevadel tulemas turniir on ju. Jah, me isegi tegelikult vist, ma ei tea, me peame sellega uurima, äkki võib 30. võib-olla isegi teeme trenni, aga jah, mai, mis iganes 23-24 on Kopenhaagenis. Ma ei tea, kas ma mainisin seda enne, aga Haapsalu Huäänid regasid ka nüüd official ära, nii et Haapsalu liitub ka siis selle turniiriga. Ehk siis kui uuel aastal, kõik need uue aasta lubadused, kõik need asjad, selle asemel, et maksta mingi 2 sotti selle gym'i membership'i ees, sa võid minna flag'i mängima Tallinnas või Haapsalus ja saad kohe, sa näed, sul on kohe silmapiiril ka esimene turniir, kus saab kohe nagu mõõtu võtta teiste mängijatega ja Tartuga on sama seis, me veel ei tea, aga siin on variant, et Balti liiga võib juba kevadel alustada. Et igal juhul ja kui alustada hakkab ikka seal suve lõpus ja mängime sügisel on ja, et mõlema meeskonnal on hooaeg olemas, et nagu see on tavaliselt probleem Eestis olnud, et ei ole kogu aeg mänge ei ole. Et see, ja lisaks veel flag'iga see ka, et meil on praegu plaan, et me iga kuu teeks Haapsaluga siis scrimmage, et üks seal, üks meil ja kõike seda, et proovime jah seda nagu mängu ja competitiveness'i nagu hoida ja Balti liiga samamoodi vaata, et vaatame, kuidas seal muidugi kujuneb. Aga jah, sõltuvad siis sellest, kas nad mängivad kevadel ja sügisel, aga loodame Titansil ka, ütleme kui Balti liiga off-season on, siis loodame Titansil võib-olla flag'i ka mängima panna, et siis saame mingeid, ma ei tea, näidisturniire korraldada, mida iganes, et. Täpselt, et kui on huvi, võtke ühendust, leiate natuke üks sotsiaalmeedias ülesse ja kui ei leia, siis kirjutage meile otse. Kui ükskõik helistage kas või otse, Juhan helistab mulle tavaliselt. Juhan mulle ka midagi helistab. Aga osad inimesed ongi vaata, osad helistavad, osad saadavad sõnumeid. Mingi vend saadab mulle sõnumeid ka. Nagu mul oli just sünnipäev, nagu mingi vennad saada SMS-ega ja ma ei tea, et sükstes üldse olemas on. Aga SMS on nagu see ametlikum kuidagi vaata, sest mul on ka, kui ma tööalaselt midagi vaata nagu, et umbes kutsud kellegi, kui mingi stuudiot teed, kutsud stuudiost nagu. Et üks variant oleks, kui paar korda oled teinud, siis kirjutad chati, aga esimese paned vaata sõnumiga, et mingi tere. Ja tegelikult küll. Esimese kontakti võtad SMS-iga. Kruus vist rääkis ka muuga sõnumitega, kui ma ei eksi. Ja ilmselt. Ja Kruus tahtis helistada, sorry, Kruus tahtis helistada. Ja see on see vend, kes lihtsalt nagu tahab helistada, eriti old school on. Aga jah. Vaatame, võib-olla saame äkki superboolis ka midagi teha. Jah, Kruusiga võib ka rääkima mingil. Aga jah, siis lähme eelmise nädala juurde. Ja ma ei tea, Kallast, me võime College Footballis ka rääkima, ma teen korra selle alguses ära, et College siis hakkas 12 meeskonnaline playoff bracket eelmine nädal on ja esimesed mängud Oregon võitis suurelt James Madisoni 51-34, Alabama võitis. Päris oli close mängu, Oklahomaga mängis, aga Alabama võitis 34-24, Ole Miss võitis suurelt 41-10 Tulane'i ja Miami ja Texas A&M mängisid ühe koledama mängu üldse, aga Miami Hurricanes võitis siis 10-3 Texas A&M. See Miami A&M-i mäng oli, ma pole see aasta ühtegi nagu, ma olen istunud ja vaadanud mõnda mängu, aga nagu niimoodi, et ma nagu istun maha ja vaatan, ma vaatasin teist poole aega. Lihtsalt ta oli teisel ekraanil, kui ma mingid tööasju ette valmistasin ja siis mängu lõpus jah, nagu ma vaatasin, et Malachi Tony ja kõik need tüübid need haibitud mängijad ja Tony siis pagana fumble, mis tal lõpus oli ja siis ta seal lõpus kangelaseks kerkis, see oli nagu isegi 10-3 arvestades, ta oli nagu lahe play-off'i mäng. Ja kui see kicker läheb 4-1 on ja kõige pikem field goal, mis sa sisse lööd, oled 25 jardina, siis jah, struggle'id, seal oli, tuul oli ka räige ja kõik ilmastik ei aidanud ka kaasa, aga see kõik nagu ütleme nii, et Texas A&M on siis ainuke favoriit, kes kaotas minu meelest Miami'le underdog seal, et aga ülejäänud kõik olid favoriid võitsid, Alabama oli ka ju, Oklahoma oli 8, Alabama oli 9, aga täpselt, see on see enam-vähem sama on ju, aga jah, need 2 mehed, James Madison ja Tulane olid nagu soojendusmängud, et Oregonis mängisid third stringer mängisid teisel poole. No need 2 tiimi olid kohe, kui seda bracketit vaatasid, oligi nagu see, tore, et te tulete vaata. Et siin nüüd järgmine round on siis, need on siis teine round on siis kaheksandikfinaal. Jah. Veerand oli just kaheksandikfinaalid jah. Nüüd on veerandfinaal on ja see on siis tavaline New Year's Bowl. Ehk siis mängud on siis kas vana aasta õhtul või siis uuel aastal kohe 1. jaanuaril. Ja eestaja järgi siis minu meelest kõige parem mäng Ohio State versus Miami on siis 7:30 31. detsembril USA järgi, mis on siis ta on siis 2:30. Jah, 2:30 siis 1. jaanuari varahommikul, ehk siis kui te olete joonud, söönud, paugud on ära uuesti tehtud, siis kui pole enam kodus seda Eesti uue aasta telekava mõnikord on nagu on, siis võite vaadata Ohio State ja Miami mängu, mis peaks tegelikult väga hea mäng olema, see on rematch'i 2002 aasta National Championship'ist on ju, seal on see pass interference, seal on see, muideks ma lihtsalt vaatasin seda highlight'i täna järgi,
Chris Campbell oli see receiver, vaata, kelle vastu tehti see pass interference, miks Ohio State lõpuks võitis. See pass interference väga küsitav. Muideks täna me räägime natuke sellest coach'ide asjadest ka, et see läheb hästi kokku, aga Chris Campbell on huvitav näide, sest ta oli ju väga sarnane, mida Travis Hunter. Ja ma just mõtlesin, et ta oli Madden 08 kangelane. Jah, aga ta mängis receiverit, ta mängis cornerbacki samamoodi Ohio State'i eest, aga NFL-ist oli puhas cornerback ja returner. Ja ta oli hea cornerback. Jah, ta oli väga, solid starter, nagu Pro Bowlile kunagi ei läinud ega midagi, aga mängis pea 10 aastat Carolina eest, et selles suhtes see tundub loogilisem rada ka Travis Hunteri jaoks. Jah, kui Jaguars juurde minna, siis tundub nagu, see ongi nagu see, et receiverina sa saad, Campbell äkki püüdis mõni, sai mingi package'i ka, aga jah, corner'in sul lihtsam sellises olukorras ilmselt nagu püsiv positsioon lõikana. Ja tal oli ka see, et ta oli 22 hooaeg, ta oli see mõlemal pool mängis, aga mida ta rohkem ta kolledži karjäär edasi läks, seda vähem ta mängis rundes, et ta mängis ikkagi keskendus kaitsele, et seal ta tegi oma raha NFL-is. Aga järgmised 3 mängu on siis 1. jaanuaril ja Eesti aja järgi siis kell 9. 19 on siis Texas Tech ja Oregon, väga hea match-up peaks olema, siis Eesti aja järgi kell 11 on siis Indiana, Alabama, see peaks väga-väga hea olema. Ja nüüd ma ütlen uuesti selle ja siis 2. jaanuar Eesti aja järgi kell 3 hommikul on siis Georgia ja Ole Miss, mis peaks ka väga-väga hea mäng olema, et võib-olla tegelikult Georgia ja Ole Miss on siuke rohkem mismatch'i moodi, aga Indiana, Alabama on väga huvitav. See on jah, kell 11 pole hullu vaadata, see mäng nagu kergitab eriti Indiana poolt ka vaata, eeldatav drafti esimene pikk. Mängib seal, jah. Just esimene või siis Indiana quarterback Fernando Mendoza. Jep, et need 3 mängu, kui on footist veits puudus, siis saate silma peal hoida ja need on siis tegelikult ju nädala aja pärast alles. Jah, järgmine nädal. Ja see on siis nädal keskelt, kolmapäev, neljapäev on need mängud siis jah. 31. 1. jaanuar siis, jep. Aga nüüd lähme NFL juurde, juba enne tahtsin minna, aga siis peab kolledžis ka vahepeal rääkima, aga kolledži footballist me saame päris palju rääkida off-season, kui me draftist räägime. Ja me oleme siin natukene silma peal hoidnud oma kolledži poisil ka, et siis ongi. Jah. Ja äkki mõne aasta pärast saab rääkida sellest drafti protsessis ka, who knows, siis saaks ju first hand, ma vaatasin seda reeli, kui Steven Adams tuli drafti vaata MBS küll, aga siis MBS kui ta käis Pro-Dail nagu iga meeskonna juures testimas on ju, siis meeskond andis talle kõik need riided, mis sa kasutasid selles, said endale ette. Steven Adams just käis nii paljudes kohtades kui võimalik, võttis võimalikult palju neid asju kaasa ja siis mõnikord võttis ka teiste mängijate omasi, kes ei tahtnud neid saada. Ja siis ta ütles, et ma viisin koju sõpradele. Ja mingi Miami Heat'i Carey viid lihtsalt nagu. Ei, vahel on vaata, ma käin mingi Kohilas ringis, keegi kõnnib mingi siuke vanem härra, võib-olla natukene siuke pompsu vibe'iga kõnnib mingi San Francisco 49 ja siis nokatiga vastu vaatad, mis asja. Et see on siis naljakas side note, et milline see on. Aga siis NFL, siin side note ei ole, siin on juhtus neljapäeval hakkas pihta, on ju. Suur mäng Rams Seahawks ja see läks niimoodi, nagu me natuke lootsime, kui sa ei ole Ramsi või Seahawksi fänn või Ramsi fänn, ütleme nii. Sest et nüüd läks NFC playoff picture läks väga lahtiseks, 2 nädalat on jäänud ja sul on 4 meeskonda saavad kõik täiesti reaalselt võivad olla number 1 seed. Aga siis Rams kaotas 37-38 Seattle'ile lisaajal ja alguses back and forth mäng oli, aga siis seal teisel poolel oli Cooper Cupil oli see suur fumble, millest siis Rams kasutas selle ära ja nad läksid 30-14 ette 4. veerandajal ja low-key tundus 16-punktiline edu on 1 veerand mängida ja Rams tundus, et nad sõidavad nüüd sellega ära, võtavad selle NFC number 1 seedi või võtavad sellega ka divisioni on ju, aga siis Seattle ei andnud alla 9 mints enne mängu lõppu, liigutasid palli red zone'i, Sam Darnold oli, et skoorime touchdowni, 2-point conversion, 1 positsiooni mäng, Sam Darnold viskab nose tackle interception Robbie Durandile. Ideaalne plitsi seene, sest Mike McDonald, mitte Mike McDonaldi, Chris Shula poolt, et nose tackle siis troppis tsooni ja ta plitsis linebackeri ja siis Darnold viskas otse sülle defensive nose tackle'ile Robbie Durandile palli, ta ei näinud teda ilmselgelt ja siis tundus, et mäng läbi on ju. Aga nüüd, kus Ramsi rünne natuke vedas alt seda meeskonda, said palli tagasi, enda väljaka poole täiesti, 3 and out, pidid pantima ja siis vedas ka Ramsi special teams alt, sest et Rashid Shaheed, Seattle returner, püüdis palli kinni, juhus 8 jaardi touchdowniks ja järsku 2 minutiga oli Seattle 1 positsiooni peal. Et nagu see käis väga kiiresti ja siis jällegi Ramsil on 8-punktiline edu, 3 and out ründes, ei saanud põhimõtteliselt ühtegi jaardi, pidid jälle pantima ja sealt Seattle tuli 2 play'ga, 2 kiiret play'd, skoorisid touchdowni
ja nüüd tuli see 2-point conversion, mis on natuke controversial, aga reegli järgi oli kõik korras, aga me räägime sellest natuke. Lihtsalt reeglist endast võib rääkida natuke, või mitte reeglist, vaid sellest olukorrast. Situatsioon oli, aga jah, nad said selle 2-point conversion'i ka, Charbonnet saas recovery's fumbli endzone'is ja skoor oli 30-30, 6 mints oli mängida või? Ehk siis 3 minutiga juhtus nii palju, et Seattle tuli 16 punktilisest kaotusest välja. Aga mõlemal ja peale seda Rams sai veel 3 korda palli ründes, Seattle sai 2 korda palli ründes, mõlemad meeskond oleks võinud mängu ära lõpetada regulation'il on ja 4. veerandajal, aga Rams lõi mööda 48 jaardise field goal'i, Seattle ei suutnud väga midagi teha ja siis läkski asi lisaajale ja lisaajal Rams skooris kiiresti touchdown'i, Puka Nakual oli see 41 jaardine touchdown'i catch on ja siis Seattle vastas samamoodi touchdown'iga ja nüüd oli siis see otsus, et 3 minutit enne mängu lõppu kas sa lähed 2-point conversion'ile ja võidad ja kui sa ei saa seda mäng läbi on ja lööd extra pointi, olete viigis, lähete edasi lisaaega, aga kuna 3 minutit oli mängida, siis Seattle teab, et suure tõenäosusega palli tagasi niikuinii ei saa, et kui sa tahad võita mängu, siis on siin su ainuke võimalus ja läksid 2-point conversion'i peale ja viskasid palli oma 3., 4. string tight end'ile Erik Sobert jah. Ja see oli kindlasti Darnoldi mingi number 4 read seal play'l, et journeyman tight end, kes püüdis see game winning 2-point conversion'i siis Seattle'i eest ja sellega siis Seattle selles mängus sai 3 2-point conversion'it, NFL rekord on 4 tükki ühes mängus, 2000 Ramsi poolt. Aga suures pildis Seattle kasutas oma võimalused ära on ja Rams ausalt saab iseennast süüdistada. Special teams ja rünne seal lõpus vedas alt on ja ma lihtsalt võtsin lahti, Erik Sobert on mänginud 11 NFL-i tiimis, päris crazy. Journeyman. See nagu, mul tuleb kohe ette 2011, kui Giants mängis NFC Championship mängu paganama, mitte Jake Ballard, vaid Bear Pascal skooris esimese touchdown'i et see oli siuksed lambised vennad skoorivad vahetevahel, aga kui sa selles mängu peale mõtled, Rams kontrollis seda mängu tegelikult ja Seattle lihtsalt kasutas võimalused ära ja võttis kohati nagu varastas selle võidu ju. Ja absoluutselt selles mõttes, et kui sa nagu sa ütlesid 16 maas, mis oli 8 minutit, 9 minutit enne mängu lõppu ja siis 3 minutiga oled viigis, see ongi see, et see võib-olla näitab natukene seda, et NFL on või üldse Ameerikalt palju on siuke mäng, kus sellised juhtuda saavad. Ilma onside kikitavad, hästi naljakas. Hästi nagu tavaline mäng return aitas ja skoorid olid kiired lihtsalt, aga jah, Jan meil kirjutas ju siin chati ka, et ta ei suuda nagu uskuda, et Rams selle mängu kaotas, eriti arvestades, kui hea Rams on. Et nagu sa ütlesid, rünne vedas selles mõttes alt, et oleks 3 and out'i tasemel olnud natukenegi first down'i, jaa, täpselt 1 first down, 2 first down's mäng, võib-olla oleks samamoodi lõppenud, aga tõenäoliselt oleks ikkagi Rams kontrollinud aega vähemalt, et jah, ei see arvestades selle mängu kaalu NFC Westis ja üldse NFC's Rams ikkagi nagu fumble'is väga suure võimaluse käest ära tegelikult. Ja Seattle kasutas ära Sam Darnoldi karjääri parim võit. No üks neist kohe kindlasti. Praegu küll meelde ei tule ühtegi. Eelmine aasta tal oli ka paar päris suurt mängu. Just läks mõtlema, et Vikings ees, aga nii suurt kindlasti. Mängu aasta lõpus tal kaotas need suured mängud. Ja just mõtlen, et NFC ühe peale mängides eelmine aasta oli halvem. Jah, aga John Snyder, kes on GM? On John Snyder? Snyder on GM. Kas ta on John on jah? Jah, ikka. John Snyder. Müts maha poisi ees. See Shahidi trade on päris hea olnud. Shahidi trade pluss see Jacobi Myersi trade deadline'il, kus Jaguars sai Myersi siis ja Rashid tuli siis Seattle'isse. Ta võib olla väga suur X-Factor ja ma Otile juba kirjutasin ka, et see on sarnane, mida Seattle 13 aastat Percy Harviniga, kus nad tõid ta selle väga andeka returneri potentsiaalse receiver'i endale, tõiki minu eest poole hooaega siis. Oli trade vist jah. Trade oli on Percy Harbin oli pagana hea mängija, kui ta oli terve ja kui tal peale õiges kohas see mõnikord läks. No, Percy on üks neist mängijatest, kellel vist isegi enne hooaega. Aga Percy on selline tüüp, kellest endised mängijad umbes, kui küsitakse, et kes on kõige parem Ameerika jalgpallis näinud oled või kes mängisid tol ajal kolledžis. Vaata Florida seda, vaata seda dokki, kes oli kõige parem mängis meeskonnas, sulle Tim Tebow, Aaron Hernandez, väga hea mängija aga Percy Harbin oli see talendi poolest nagu reaalselt. Aga sellised müts maha John Snyder ees Seattle GM-i ees, et selle lükk tegi, et ta on toonud selle uue elemendi, et special teams on ka osa mängust ja sellistes suurtes mängudes see kiire touchdown, sa lihtsalt võidab nii palju, sellepärast sa saad tagasi tulla 16 punktises kaotusseisus 3 minutiga. Mul tuli praegu John Schneider'iga see, et mäletad, kui Seattle läks Pete Carrollist lahti ja siis, või lahku ja siis inimesed mõtlesid, et selgelt Carroll kaotas võimuvõitluse John Schneider'ile.
ja vaata, kus me nüüd oleme. Jop, vist tegi õige otsuse või? Tundub nii, kuigi tol ajal see räägiti, et ta ei ole õige otsus, aga jah, vaata nüüd. Aga see tegi play-off picture väga palju huvitavaks, sellest me vaatame natuke pärast, mis see täpselt see play-off picture on ka, aga lihtsalt nüüd see kohtunike asi ka natuke, et me ei ole seda siin podcastis kordagi maininud, aga nüüd selle hooaja lõpus saab kohtunikude ühingu leping läbi NFL-iga. Ehk siis see on 10-aastane leping, see viimati tehti 2013 aastal peale seda ühte väga legendaarset mängu, sest et esimesed 3 nädalat, kui ma eksi, NFL-is olid replacement kohtunikud, ehk siis mitte ühingu kohtunikud. Ehk siis kolledži või high school'i kohtunikud ja seal Seattle võitis Fail Mary on selle nimi, võitis siis Golden Tate oli vist see receiver, kes sai selle touchdowni. Kolme Backersi mängija vahel. Kus palju ilmselgelt oli Backersi kaitsja käest tegelikult ja siis seal on see pilt ka peale seda play, kui see juhtus, üks kohtunikul on käed üleval touchdown, teine on incomplete. ja see oli nagu reaalne, no see hetk, kus nad nagu üks tõstab käed ja näitab incomplete, siis nagu ma arvan, see oli see hetk, kus NFL siis tahtis selle kohtunikud tagasi tuua, et see oligi nagu see viimane piisk sellesse karikasse. Jah, aga miks see oli kohtuniku jaoks kõige parem, sest see leverage oli nende käes ja tänu sellele on see, olgem ausad, see kohtuniku leping NFL-iga on olnud väga halb, seal on see klausel sees, et mingi veebruaris kuni aprillini sai NFL ei tohi isegi küsida nende käest midagi, et see on täitsa vaba aeg nende jaoks, siis sul on see klausel, et sa ei tohi vist neid ametlikult, sa ei tohi intekeid nendega teha, aga midagi sellist on ju. Et üks asi, mida NFL kindlasti nüüd see off-season pushib on see, et tahab saada rohkem nagu läbinähtavust. Et vaata nagu UFL-il, XFL-is oli vaata see, kus me saame kuulda, kuidas nad räägivad oma vahel, millest nad teavad. Mida mingid Eesti kossuliigad juba teevad ka, vaata, kui nad lähevad challenge ima selles mõttes, et jah, et see on nüüd nagu üsna tavaks saanud UFL-is, selles mõttes Ameerikalt palju on trendsetter üldse selle kommunikatsiooni osas, vaata, aga jah, et seda nagu igal pool mujal nüüd kasutatakse ja kuna jah, tõesti see leping läbi saab, siis päris suured muudatused tulevad jah, aga see lockout'ile ka üldse nagu see, et ma arvan, kohtunikud ei taha seda, sest et seal siis hakkame kokku panema kohtuniku nime selle halva otsusega, vaata. Ja see ongi jah. See on nagu, kus sa hakkad seda hate maili saama, su fännid vihkavad sind, kõik see jama, vaata, mis on aus punkt mingi hetkeni, aga me ei saa ka nagu nii puhas olla, nagu me ei saa ideaalselt niikuinii olevat inimesed, see on normaalne, aga jah, ei lihtsalt kohtunikel on, see ongi nagu see, et isegi neid kohtunike, ma ei tea, halbu otsuseid arvestades, ma arvan, kohtunikel on ikka ilgelt leverage selle uue dealiga, sest mis sa teed, sa ei maksa meile või? Ja teine asi on see, võib-olla tahaks saada täiskohaga kohtunik ja ma ei tea, kas see on vaja, ma ei tea, nagu tundub, et oleks loogiline, on ju. No idee poolest nagu peaks olema, et see ongi nagu see, et vaata praegu on need kohtunikud ju, nad saavad siis, enamus neist on täiskohaga mingid advokaadid või härrad, kes teevad kõrvalt väga olulist tööd. Aga see ongi see täiskohaga asi, võib-olla see üks asi, mida see muudaks, oleks see, et praegu neid kohtunikke vaata hinnatakse iga mäng, parimad saadakse play-off'i tähendab lisaraha. Aga me ei tea, kes seda me ei tea neid reitingut, NFL aga ma just selles mõttes mõtlengi, et kui nad oleks täiskohaga, siis saaks selle protsessi nagu avalikuks tuua või? Avalikuks või siis vähemalt ausamaks, sest praegu ongi see, et kui sa tahad näiteks, kui sa oled kohtunik, kes tahab play-off'e ka töötada ja kuna neil on need iga nädal on need iga nädal põhimõtteliselt on vaata, et eelmine nädal juhtus mingi jama, ärge laske sellel uuesti juhtuda ja siis kohtunikud võib-olla vilistavad nagu selle võrra ohutumalt, kehvemalt ja siis kuna nad teavad, et kui nad riskivad ja teevad julgema otsuse ja see läheb metsa, siis nad võib-olla ei saa lisatööd aasta lõpus näiteks või mingi selline. Ja 100%, aga siin aga mis minu meelest läheb sellega natuke kokku on vaata, siin play see Charbonnet touchdown on ju. Probleem, 2-point conversion, sorry. Probleem sellega on see, et see play oli, Arnold viskas selle palli, sa näed ju vaata ülevalt kaadris, sa näed, et see pall läheb kas paralleelselt või pigem liigub tahapoole, mis tähendab, kui sa viskad endast tahapoole, see on fumble, kui see kukub maha, et see ei ole incomplete pass. Isegi kui see pall läheb paralleelselt joonega, see on ikkagi incomplete pass ja sa möödad seda selles kohas, kus quarterbacki käsi laseb viimati palli lahti, mitte quarterbacki kehast. 99, Music City Miracle. Võt seal Kevin Dysoni touchdown play-off'is Buffalo Billsi vastu, see on see legendaarne play, kus see pall läheb paralleelselt selle pall joonega vaata. Aga ja probleem oligi selles, et Vile käis varem, Charbonnet korjas selle palli üles endzone'is, ehk siis nagu ta korjas selle suht ikka. See play oli läbi. Aga mitte keegi challenge in seda play'd. NFL-i kohtunikud ise läksid üles, hakkasid challenge ima. See ei ole scoring play olnud ju.
et nagu see on see koht, kus NFL peab kindlasti täpsustama, et miks ja nagu sellepärast vaata ju Sean McVay oli väga kuri, vaata, et keegi challenge inud seda, ma arvan isegi Seattle ei oleks isegi nad poleks tulnud selle peale, sest neil oli, nad vahetasid juba tiimi välja selles mõttes, et läks nagu edasi. Et kõige hullem asi oligi see, et nad vilistasid ja, sest sa näed, et Charbonnet, jah, tõesti nagu sa ütlesid ka, et ta lihtsalt longib sinna, võtab selle palli üles, kuna fail, fuck, et ma võtan selle üles. Enamus mingid juba kõnnivad nagu selleks ajaks välja, see vile oli mingi paar sekundit tagasi juba. Ja aga nüüd ongi see probleem, et kus kohas jookseb see NFL-i ala vaata, et kus New Yorgis ja vaata NFL-i kohtunikud võivad teha nüüd mingid otsused, on ju. Nad vaatavad ju neid plays ja replay'si vaata ja sealt tuleb see otsus, on ju. Aga kus kohas see tundub väga all ala ole, mida nad vaatavad, mida tähtsam mäng on, seda rohkem nad vaatavad tundub. Sest rohkem silmapaare on ka telekate. Mis on ka loogiline, aga see peaks olema võrdne igas mängus ja mis nad täpselt võivad ümber muuta, on ka küsimus, sest et siin on vaata see inimlik faktor, vaata. Ütleme, et pass interference'id sai, vaata, seda ei tohi muuta, see ei ole reviewable plays, aga sa vaatad seda play'd, see on ilmselline pass interference, siis mõtled, kurat, kuidas ma saan selle korda teha, vaata. Aga ma ei saa teha seda, kui siis inimlikud faktorid tulevad sisse, vaata. Aga näiteks ka CFL-ist on hea näide. Nad tüükasid selle pass interference'i sisse, vaata, et sa võid seda review'ida, on ju. Aga CFL ütles meil 3 aastat aega, et leida üles see joon, vaata, kuidas me kohtuniku poolt koolime seda play'd, vaata. Sest et teoreetiliselt sa võid ju iga play peal, iga kontakti. Sideline'i peal wide receiver'id ja corner'id on iga play. Täpselt, aga nagu nad leidsid selle nagu õige kesktee ja nüüd ütlesid, nüüd on nagu korras. Ma ei ole kunagi ühtegi CFL-i aga nad ütlesid, nüüd on nagu parem ja neil on nagu süsteem olemas, et kõik on nõus sellega, et NFL ei andnud isegi sellele vaata võimalust, et ma pigem liiguks sinna poole, et tehke kõik asjad reviewable. Pigem nagu jah, selles mõttes, et mul kohati nagu tundub, et üks asi on tõesti see, et reffide ühing ja blablabla, et aga reffid ju ei taha ka, sest ühingul on rohkem võimu kui täiskohaga töötajal või siis jah. Aga see reviewable asi nagu mulle kohati tundub, et see reegel on see, et nagu Ameerika jalgpallis nii palju reegleid ja need nii keeruliselt sõnastatud. Et see pigem nagu ongi, et see reegliraamat tuleb uuesti üle vaadata, mida nad niikuinii teevad. Et ma nagu raske mingit nagu lahendust vaata. Me teame, et nad võivad kõik reeglid uuesti üle kirjutada ja järgmine aasta juhtub mingi asi ja siis nagu see siin juhtus. No täpselt, sest see on ikka mingi hetkeni peaks olema see inimese error võiks sees olla vaata. Ma arvan, et kohtunikud võivad eksida. See on okei, jah, aga lihtsalt suures kohas nagu, Saints oleks võitud 2018 aastat Superbowli arvatavasti. Aga see üks kool rikkus tõesti ära. See ei olnud põhjus, mängu kaotasid, aga oleks lihtsamaks teid. Et see on, ma arvan, et inimlik pool peaks tulema, aga nad peavad täpselt paikama, mida nad tohivad review'ida sellest New Yorgis office'ist on ja kui palju sellest nagu. Mis protsess on see kõik, et kas jah, et mis, sest vaata need umbes kõik 2 minuti warningu play'd, vaata, et neid nagu uuritakse erineva pilguga ja see asi, et nad peavad ikka väga spetsiifiliseks selle asja saama, sest jah, see ongi nagu see, et kõige raskem osa ongi umbes see, et vaatad kellegi teisega, kujuta ette, et sa vaatad seda Seahawks Ramsi mängu inimestega, kes ei ole Ameerikas. Et kuule Ülar, et sa oled siin, et lõpuks tavai, vaatame ühe mängu, sa selgitad mulle seda mängu. Ja teeme ära. Ja siis tuleb see Charbonnet play ja siis, et kuule, mis seal juhtus? Jah, tead. See on see all ala siin ja vaata, see juhtus see. Tegelikult see vilega, nagu sa pead lõpetama mängimise, aga kuna see tüüp korras üles, siis nad läksid review. Kusjuures selle plays ka vile ei loe. See ei loe, kas on võetud, sest et kui vile käib, aga kui mängi korjab kohe jällegi, et seal on vist reeglina niimoodi, et kui see korjab kiiresti peale vile käiku, korjab palju üles, ikkagi loeb. Kui kiiresti nüüd? Mis see aeg on? Nagu seegi vaatab. Aga see on NFL, seda võib see huvitavaks, sellepärast me tahame rääkida sellest ka, et siin on asju. Kokkuvõttes Seattle vääris võita ikkagi. Ja ei, seda jah, et see üks play nagu selles mõttes ei muuda midagi, aga lihtsalt jah, ma arvan, et üks asi ongi see, et meil ongi neid näidis case'e vaja vaata. Teada, mida muuta järgmine aasta. Ja kahjuks kas TS püüdis selle palli kinni, Calvin Johnson püüdis selle palli kinni, kas see oli Bradley Roby oli see, kes pass interference tegi on ja minu meelest Saintsi vastas 23, see cornerback, minu meelest oli Bradley Roby äkki. Roby Coleman ei olnud või? Nickel Roby Coleman äkki. Äkki jah, Roby oli küll, aga kumma oli mis iganes, no täpselt seda play'd on ka vaja vaata on ju, et see mis ta on, aga siis samas divisionis täna öösel mängis viimane mäng sel nädal oli San Francisco mängis Coltsiga ja San Francisco võitis suurelt 48-27 Indianapolis Coltsi. Brock Purdy mängis võib-olla oma karjääri parima mängu, viskas 5 touchdowni, 1 kole interception, 1 strip sack ka. Juhtub. Ja Brock Purdy siis esimene San Francisco quarterback aastast 1995
kes viskas üle vähemalt 5 touchdown'i söötu, et viimati Steve Young viskas Superbowli 6, et päris Superbowli performance oli. See on crazy. Ja muidu San Francisco on nagu jooksumäng toimis, CMC-l oli 100 jaardi, meeskonnana jooksid 145 jaardi ja George Kittle oli 100 receiving jaardi, 1 touchdown, Juwan Jenningsil 1 touchdown, Christian McCaffrey oli 2 receiving touchdown'i, et kõik said natukene palli nende staarid on ju. Ja kui see rünne toimib niimoodi, siis see meeskonnal lootus play-off'i, sest kaitse ikka ei toimi väga hästi, sest et seesama vana Noodli käega Philip Rivers viskas 277 jaardi ja 2 touchdowni selle meeskonna vastu, et see just ei näitaks kõige parem selle kaitse kohta on ju. Samas nagu jah, seda kohe kindlasti, aga see on teistpidi ka pöörane, mis mängijatega Robert Sala seda teeb tegelikult. Kõik on vigastatud, pass rush pole kedagi, linebackerid. Need on säkkides viimased. Fred Warnerit ei ole, seal linebackerid on täiesti suvatüübid ja ega secondary nagu selles mõttes palju komplekteeritum ei ole, et kõike arvestades, mida San Francisco praegu nagu suudab teha, on muljet avaldav. Nad oleks võinud 1 punkti rohkem skoorida, saaks vähemalt 49ers nagu 49 ikka. Jah, see oleks juba. Meil oli see kirjas siin, siis ma vaatasin 48. Aga nüüd Colts on underdogina olnud peale quarterbacki vigastusi neil, Sauce Gardner, Jarvis Ward olid mõlemad väljas mängus ka kaitses ja ilmselgelt neid kaitse on ka limiteeritud ja neil on nüüd raske ja play-off'ist ametlikult veel väljas pole, aga nad peavad põhimõtteliselt võitma Jaguarsi ja Texansid 2 korda ja Texans peab kaotama oma järgmise 2 mängu. Aga õnneks nad mängivad iseenesest week 18 omavahel, kui see nädal nüüd siis Texans kaotab Chargersile, mis on loogiline, aga Colts peab kuidagi Jaguarsi võitma. Siis on nagu tegelikult Coltsil on võimalus. No mis, ootad ära nüüd klaviatuuri peale palun. Tuli ära või? Vaata, meil on 3. ka siin. Tal on snackid täpselt siin sahvi peal. Mine siia, sa võtame noodid ka ära. Aga jah, selles mõttes, et ma arvan Coltsi osas, me teadsime, vaata kui Rivers signit, me rääkisime, kui raske see schedule on, mis nad tegema peavad, et nagu ellu jääda, rääkimata siis sellest, et nad play-off'i peaksid pääsema, et ma arvan seda kõike arvestades, Colts on näidanud palju rohkem sisu, kui ma arvasin. Ja ma arvan, Rivers on tegelikult üllatavalt hästi mängis, mis 33 jaardis söödulausa. Aga kas sa seda nägid, et ma ei tea, mis ESPN-i mingi ülekanne oli ilmselt, kus Dan Orlovsky kommenteeris koos Luke Kuechly'ga. Ja see Pick Six, Steve Winters võttis Luke Kuechly, ütles enne play'd, et see mingi audible oli või mingi see, et Orlando Wright, Kuechly ütles, et see on Warreni short rada. Linebacker võttis seal ära ja siis Luke Kuechly vaikses, kärum. See on see teine, neil oli küll see ESPN tegi selle teise broadcasti, kus nad tegid mingi analüütilise, kus nad tahtsidki ennustada mänge. Ja seal oligi Luke Kuechly ja Dan Orlovsky ründekaitse poole pealt. Ilmselt jah, kes iganes need küla, aga jah, see Kuechly nagu ennustas lihtsalt Pick Six ette. Nii tore oli nagu see, et kui see pall käis Orlovsky ka juba naerab, et ennustad ära. Ja siis Kuechly ütleb, et kärum. See on naljakas jah. Aga siis NFC poole pealt muutus veel natukene, sest Chicago Bears võitis 22-16 Green Bay Packersit lisaajal. Mängu alguses iseenesest läks Packers jaoks ja kuni 4. veerandi keskkohani nad olid 10 punktiga ees. Aga isegi vaatamata sellele, et Jordan Love sai mängu alguses viga ja Malik Willis tassis selle meeskonna isegi mööda. Ette juhtimise ja kõik oli kontrolli all, aga siis 2 minutit enne mängu lõppu Bears lõi field goal'i, sest 4 down oli ja siis meil oli onside kick'i vaja ja said onside kick'i kätte. See on umbes see, mis ma kogu aeg Maddenis alati tegin. Tuled lõpus järgi. Endal on kopp ees juba vaata, et ma saan või ei saa, siis ma tean, kas ma saan kuttida või mida. Täpselt. Ja nad said onside kick'i kätte ja said touchdown'i kätte ka. Jadei, Walker, number 20, huvitav number receiverile. Undrafted rookie free agent see aasta püüdis siis selle viigi touchdown'i Caleb Williamsi käest ja lisaajal siis Packersi palli, nad olid field goal range'is ja Malik Willis fumblis snappi 4 down'iga. Ja siis Caleb Williams ja Bears kasutas selle ära ja 4 play'd hiljem 46 jaardine touchdown'i sööt Caleb Williamsilt DJ Moore'ile. Et Packers jälle, mis Packers? Bears jälle tegi Magic'ut seal mängu lõpus, nagu nad korduvalt see aasta teinud on ja kohati nagu ju kindlustasid juba võib-olla divisioni. Minu arust ma teen lihtsalt häbitut enese promo ka, aga ma kirjutasin selle ERR-i ka, ma panin pealkirjas, ma mõtlesin, mis asi pealkiri oli, siis ma kirjutasingi, et Chicago teenis nagu ajastut defineeriva võidu minu arust või selline nagu, sest me mäletame seda 2 nädalat tagasi, kui Green Bay'ga nad esimest korda kokku läksid, Chicago mängiks päris hästi tegelikult, et nagu jõudsid päris lähedale. Aga see, et nad nagu, Malik Willis, see muudab seda mängu, aga see, et nad olid overtime'is, neil oli first and 10 enda mingi 47 pealt
ja nad kruvisid lihtsalt pommi DJ Moore'ile. Kevin Burkhardi ja Tom Brady kommentaar ideaalne, see hetk, ma kujutan ette, Soldier Fieldis oled, vaata kõik see, et see tundus, noh, ma ei taha praegu kedagi troonima hakata, aga noh, see, mis Caleb on teinud see aasta või üldse Chicago on teinud see aasta, see oli nagu moment, mida nad kõik väärisid. Ja eriti arvestades, et kuidas nad nagu hooaja alguses nad struggle isid ründes tegelikult päris korralikult, vaata meil olid tõsised küsimused selle kohta, et kas Ben Johnson toimub üldse, kas Caleb toimub 100% ohoh, kui ta ronib läbi, vapše vend, ronis läbi. Üks fännid ei näe, aga kast teeb siin show'd meil. Aga mis ma unustasin ära? Chicago, et ühesõnaga nagu ma arvan, et kui me hooaja alguses, noh kuidagi oli see, et vaata, noh, mina vähemalt ei kahelnud Ben Johnsonis kordagi. Selles mõttes, et noh, Ben Johnson, me teame, mida ta teeb Detroitiga, aga pigem oli küsimus, et ka, et kas Caleb on see tüüp. Ja noh, praegu tundub, kas tal oli 7 fourth quarter game winning drive'i aastast. Et noh, isegi nagu need hetked, kus noh, Caleb on lohakas või noh, teeb eksib mingeid asju, praegu on see, et nad on leidnud täiuslikku tasakaalu selle nagu playmaking. Ja Caleb on hea liider ja terve see tiim hea kultuuriga. Aga ma ikkagi arvan, et praegu Ben Johnson ei saa oma ideaalset rünnet aga joosta, sest et Caleb lihtsalt ei suuda visata regulaarselt palja kogu aeg. Vaata, see on üks asi, millega Caleb peab paremaks saama. Just need lihtsalt visked ära tegema. 5 jaardi audi, nagu pane see pall täpselt oma mängi kätte niimoodi, et ta saab jooksta edasi, et mingi selja taha midagi. Ja noh, tegelikult see ka ju, et Odunze ja Burden olid mõlemad näiteks väljas ka, et noh, ma kujutan, et see mõjutab ka gameplani ja noh, tundub vähemalt, et noh, DJ Moore on vähemalt saanud nagu neid momente nüüd. Aga mulle tundub, et nad liiguvad ikkagi Burdeni ja Odunzega nagu edasi, aga lihtsalt nende rekord on nii hea, et praegu me peame Chicagost rääkima nagu, et kui nad võitlevad NFC-s esikoha peale. Praegu me peame rääkima nagu selle hooaja laest, aga Caleb'il on alles teine aasta. Jep, täpselt. See on üks asi ka, mis me pärast räägime Jaguarsi juures ka. Üks asi, mis ma unustan ise väga palju ära on see, et rünne aega, et saada nagu quarterback oleks mugav selles ründes. Mitte kohta, kõik mängijad. Ja treener samamoodi, et ta teab, mis ta saab koolida teatud situatsioonides, vaata. Et see on üks asi ka, millest peab alati silma peale hoidma ka, et vaata, kuidas Jaguars Bearsi toimub hästi, et nagu see on üks näide sellest, et nad liiguvad õiges suunas, on ja. Packersil, vigastuste probleemid, Jordan Love see otse vastu vahvamiskiivriga, concussionis, Malik Willis ega viga mängu lõpus. See on must win game põhimõtteliselt, et play-off'i koht kindlustada, neil pruugi kumbagi quarterback olla. Jah, täpselt, nende hooaeg nagu, noh, vigastusi on palju, on vaata jooksvalt, aga jah, neil oli veel, ma ei tea, 2-3 nädalat tagasi, ma mõtlen, Jan ju rääkis, mu ennustus läks täppi, tal oli mingi future bet'id isegi enne hooaega värki ja noh, 2 nädalaga on kõik muutunud reaalselt. Josh Jacobsile ka ju, ta oli ju esmaspäeval veel karkude peal, ta põlv on nagu nii paistes, aga ta mängis siin mängus, vähemalt üritas mängida. No see Josh Jacobs nagu, noh, temas nagu ei saa kahelda, et vaata ise on ka, et kui mõtled, ma ei tea, mingi top 5 RB-d running back'ide peale, Jacobs ei ole esimene, kelle peale sa mõtled. Selgelt kuulub sinna. Jah, võib öelda küll tegelikult. No argument on kindlasti olemas, et nagu ta on ikkagi üks top 10 running back kindlasti. Ja ma arvan, et ta on nagu Green Bay rünnaku vedav faktor tegelikult, et me peame küll nagu söödumänguks seda. Eriti kui Jordan Love veits bängd apistada. Aga miks see kaotus on kõige hullem Packersi poolt, sest et Detroit suutis ka kaotada kodus Steelersile. 29-24 ja ega rohkem pole vaja öelda. 4. veerandajal oli see kohati ikka väga kole välja, 12 punktiga olid maas, aga siis lõpus tegid mängu huvitavaks. Siin on ka üks siuke huvitav, jälle kohtunikest rääkides siin mängu lõpus siis juhtus see, et nad olid 5 maas on ja Lionsil oli 8 sekene mängu lõppu. Nad jooksid raja, St. Brown jooksid täpselt goal line'i ääre peale. Kohv viskas talle palli, kõik oli hästi, aga seal oli tegelikult St. Brown siis lükkas ära Ramsey. Noh, see on penalti, visati ka lipp selle peale, aga kuna see play lubati jätkata, siis St. Brown lükati põhimõtteliselt 5 jaardi tagasi sealt endzonist välja ja siis St. Brown viskas selle palli kohvile, kes jooksis sisse sellega ja siis väljakul ametlikult pooleti touchdown tegelikult. Sa pead touchdowni kooli. Aga seal on nagu nii palju elemente nagu forward progress oleks pidanud ammu seisma, et see on nagu liiga palju, kui sa lubad mängida on ja teine asi, minu meelest ta ei skoori touchdowni seal. See pall nagu oli väga-väga lähedal, see oli küsitab juba, aga ja seal oli kindel pass interference, nagu see kohtunik ei keera midagi tuksi. Lihtsalt neil läks mingi 3 minutit aega, et selgitada, mis seal juhtus, vaata. Et see ei näinud lihtsalt hea välja, aga iseenesest õige kool oli Pittsburgh võitis, nagu nad pidid võitma. Ja, no see kohtunike küsimus oli jälle nagu protsessis. Ja, täpselt. Aga noh, jällegi see on lihtsalt Ameerika jalgpalli sisu, aga ja ei, ma ei tea, Pittsburghi poolt nagu kurat ei ole nagu midagi öelda, see on päris hea tiim tegelikult, et noh jällegi ma arvan, et nende lagi ei ole Super Bowl, aga kuidagi see, kuidas nad on tööle saanud, ma ei tea, Kenneth Gainwell mängib väga kandvat rolli, siis tekib küsimus, et
miks Eagles ta lahti lasi, et neil oli ta ju 5 aastat seal majas, nad teavad, et kes ta on. Ja noh, need tight endid siis noh, DK olukord oli ka muidugi kahtlane nagu ta oli, aga noh jällegi, et noh, nad saavad hakkama ja kaitses nad on nii füüsilised ja teevad piisavalt, et noh. Ilma Ditchevatita. Kui ma eksi enne seda viimast 2 mängu, kus nad on võitnud 2 mängu järjest ilma Ditchevatita, nad olid vist võitnud ainult 13 mängust 1. Ilma Ditchevatita midagi sellist. Mina arvasin nende hooaega läbi, kui DJ vigastas. Aga see rünne kuidagi Gainwell toimib. DK on nüüd ametlikult praeguse seisuga 2 mängu väljas. Vaatame, sest et siin tuleb see apiil ka sisse, et ma imestaks, kui see võetakse 1 mängu peale, aga 1 mäng vähemalt väljas. No sa nagu põhimõtteliselt sa ei saa fänni, mitte lüüa, äsada, virutada, tõugata, mida iganes, mis sõna sa kasuta, aga seda ei saa juhtuda, et isegi kui DK, me ei tea, mis. Isegi kui ta vääris, ma olen üpris kindel, see fänn vääris vastu vahtimist saada seal. Ma just mõtlen ka, et nagu, DK nagu inimesena ei olnud vale lüke, aga nagu sa ei tohi lihtsalt profisportlasena fänni lüüa. See on nagu vaata selle koha pealt. Aga Lionsi koha pealt ka, et nagu play-off'i on nüüd väga raske saada, Packers peab 2 mängu kaotama ja Lions peab võitma ka 2 mängu, et siis see on ainuke võimalus, kus nad play-off'i saavad. Ma just, see oligi nüüd, ma ei tea, enne seda mängu oligi nagu see, et ma ei suuda nagu Detroiti mitte uskuda ikka veel, sest ma tean, milleks nad võimelised on. Ja nüüd järjest on tulnud mänge, kus et nüüd ma pean tunnistama, et okei, Detroit ei ole seda. Nad jooksid 15 jaardit, 12 carry't meeskonna peale kokku, see on kõige vähem aastast 1970, kui ma eksi, Lionsi jaoks. Ja üks erinevus on see aastal selgelt olnud, neil on olnud 2 offensive koordinaatorit, kes originaalis oli alguses, Dan Campbell on üle võtnud selle, ta on praegu offensive koordinaator, play caller põhimõtteliselt. Nad on väga halvad see aasta 4th down'idel ja 3rd down'il. Ja Ben Johnson oli see, kus ta tegi oma magicut, vaata sellega on ju Detroit tassis ennast. No reaalselt oligi ju, vaata me viimased 2-3 aastat Detroiti puhul räägid ainult 4th down, vaata Campbell jälle julges minna, julgedki, kui sa tead, et sa 2 jaardi saad igal juhul kätte. Et ma arvan, et see on üks asi, mis on puudu olnud. Ja aga seda saab parandada, kui sa leiad endale õige offensive koordinaator. Jah, et see on jälle ka siuke mingi tasakaalu küsimus, et vaata Campbell tuli sisse, Jameer Gibbs tegi mingit tuuma nuclear nädalaid fantasy's vaata, ja see oligi tundus, et jumala lihtne Lionsi play caller olla, et anna pall Jameerile ja siis ilmselt kui kaitsed nagu reageerisid sellele, siis ma ei tea, kas Campbell jooksis kokku samad, neil vigastas nii palju, et Detroit tundub ka siuke natuke neetud hooaeg olevat. Natuke küll jah, aga siis ühe meeskonna hooaeg ei ole üldse neetud, on Carolina Panthers, kes võitis 23-20 Tampa Bay Buccaneersi ja see oli siis, nad vigistasid NFL-i rekordi 8 võit ühel hooajal, kui nad on underdogid selles mängus. Et siis, nagu me ütlesime eelmine episood, et kui Carolina on underdog, nad võidavad, ma ikka ei uskunud seda. Ja siis, kui nad on favoriidid kaotavad, ehk siis Carolina jaoks väga tähtis võit, mängu lõpus siis Price tegi oma trikid ära. Bakeril oli võimalus viigistada see mäng, olid juba field goal range'is, aga siis Mike Evans jooksis vale raja. Mingi miscommunication seal oli ja Baker viskas interceptioni ja sellega see siis mäng läbi Buccaneersi jaoks. Aga mõlema jaoks nagu play-off'i open'id on tegelikult olemas, et Tampa Bay ja Carolina mängivad uuesti, see on nädal, 2 nädala pärast. Ja Carolina peab kaotama see nädal, kui nad mängivad Seattle'iga. Et see on pigem, kus nad on, aga jällegi, nad on underdogid, siis võib-olla võidavad neid. Nad on underdogid, jah. Et nagu Leighton Ransom oli see rookie safety, kes selle interception, et nagu hea moment talle ka. Ja keegi tõi selle, kuskilt kuulsin, et Panthersil on nagu väike sarnane receiver core, nagu kus T-Mac on nagu Mike Evans ja Coker on nagu ka. Jalen Cokeri nagu tagasitulek vigastusest, vaata seda eelmine aasta nagu näitas natukene juice'ina, terve suvi räägiti temast, et Coker on see vend, et Leggett selgelt on täiesti suvalt tuli, et nad vaatasid Leggetti nii kõrgelt, et see on jälle see, kui pöörad need mängijad ümber, siis nagu reaalselt. Et see Coker nagu avab seda rünnakut nii palju ja lubab jah tõesti T-Macil siis olla see receiver, kes ta saab olla, aga Coker on nagu underrated veel seal, et ja tõesti underrated nagu sa ütlesid. Ja see oli siis, Bryce Youngil oli see siis 6 game winning drive see aasta. Müts maha poisi ees on nagu, võib-olla tõesti, me eelmine episood rääkisime, vaata 2 vendolid, kes Bryce Young ja J.J. McCartney. J.J. McCartney vist ei ole vastus peale ühte mängu, jälle. No jällegi, raske hinnata. Aga kui Bryce läheb nõnda edasi, paneb play-off'i, sa pead talle andma. Ja ma mõtlen ka, et sa pead ära andma. Ta on odava lepingu all. Halvemad quarterbackid on saanud seda lepingut, et tõesti, et kui asjad töötavad, siis sa näed, et Bryce on, et lihtsalt see ongi see, et kui nad on pidevalt underdogid, sa tahaks näha neid mängimas favoriidina. Nad kaotavad enne. Pigem on küsimus nagu Carolinas, kui võib-olla vähem Bryce'is, aga Bryce on see puht nagu quarterback'ina on kõik suurem küsimärk. See stat on natukene skewed, sellepärast, et tänapäeval on mängijad tulevad järjest nooremana NFL-i, aga Bryce Young on praegu teine NFL-i ajaloos või aastast 1950, kus quarterback'il on 12 või rohkem game winning drive'i
ja enne kui ta saab 25 aastaseks ja esimene on Justin Herbert, kellel on 13 ja Bryce Young on teine ja tal on 12 tükki neid, et see on üllatav kusjuures. Jah, nagu Bryce'i puhul jah kuidagi, et kui Bryce'ist rääkida, räägime igasugustest asjadest, aga tegelikult see, mis ta, ma ei tea, ma arvan, ta on nagu Carolina fänn küll rõõmustanud päris palju, et pakkunud vähemalt neid mingeid momente neile, et küsimus on jah selles lepingus, aga Panthersi hooaeg ei oleks, või kui see oleks mulle öelnud enne hooaja algust, et nad on 8-7 või mis iganes nad praegu on, eks ju. Ja võitlevad play-off'i koha peal, see divisionis ongi, aga nagu, ma ei tea, Panthersi hooaeg on õnnestunud tegelikult. Aga vaatame siis NFC play-off picture'id ka, et kõik suured mängud oleme läbi käinud, Eagles võitis ka ja kindlustas siis divisioni, sellest pole vaja rohkem rääkida. Josh Johnson lõpetas Commandersi eest, on ju. Ülejäänud kõik meeskonnad see läbi käidud praegu, et situatsioon on praegu see, meil on Seattle ja San Francisco kontrollivad oma elu, et kui mõlemad meeskonnad võidavad oma viimased 2 mängu, nemad on siis number 1 seed NFC-s pluss divisioni võitja ja see on sellepärast, et nad mängivad omavahel viimase mängu, on ju. Et see on loogiline, et kumb neist võidab nüüd 2 mängu, nad on number 1 seed. Aga siin on veel võimalus Ramsil, kui mõlemad meeskonnad komistavad, siis Ramsil on võimalus veel number 1 seed olla ja division ära võtta ja Bearsil ka kusjuures. Bearsil ei ole kõige keerulisem ka, kus see, ma panin selle kirja ka siia. Bearsil on number 1 nagu ei olegi kuulem, nad peavad võitma oma viimase 2 mängu ja Seattle peab kaotama 1 mängu ja ongi kõik. Sest et Bears mängib San Franciscoga see nädal. Mis on nagu nad on omavahel nii seotud, see on tegelikult jumala fascinating, sest et kui ma lugesin neid, vaatasin, kuidas see loogiline, nad võidavad 2 mängu, nad võidavad 2 mängu, mis siis nad mängid oma vahel, sellepärast teine ju kaotab automaatselt, jah, loogiline. Jah, puht loomult juba kaotab, et see alguses esialgu, kui vaatad seda järgmise nädala nagu pühapäeva just eriti, siis nagu alguses tundus nagu, et siin ei ole väga, aga kui niimoodi vaatama hakata, siis tegelikult jah, see Chicago, San Francisco pluss Eagles piilud on ka hea. Ja Bears on jabur selle kohas, kui Bears kaotab oma 2 viimast mängu ja Packers võidab kõik mängud, Bears on number 7 siin. Nagu see kõige jaburam asi üldse nagu. Sa võid olla number 1, 2 nädalat enne mängu lõppu või viimane, aga nad on play-off'is kindlustatud. 2 meeskonda, kes ei ole veel play-off'i kindlustatud, on Buccaneers, Panthers, sellest rääkisime ja üpris tõenäoliselt on väga suur, et me näeme neid mängimas week 18 divisioni võidu peale, kes on see number 4 seed NFC-s ja Packers peab 1 mängu 2 võitma ja nad mängivad, kellega nad mängivad nüüd? Nad mängivad, mul oli kirjas küll siin kuskil. Packers mängib Ravensiga see nädal, mis tuleb. Ravensiga see nädal, siis mängivad kas Bears, Browns või? Oli Browns. Vikings, jah. Minnesota. Jah, Vikings ja Ravens ühe nendest mängust peavad võitma. Ja Vikingsil arvatavasti ei ole starting quarterback. Ravensil võib-olla ka mitte. Jah, Ravensil ka võib-olla, et Packersil ka pole ju. Okei, siis see saab huvitav olema. Aga jah, Lions peab võitma 2 mängu ja mis on täiesti võidetavad mängud nende jaoks, aga Packers peab mõlemad kaotama, see on keerulisem. Et siis meil on 9 meeskond elus veel 7 play-off'i koha peal NFC poole peal. Siis AFC's muutus ka päris palju, sest et Jacksonville Jaguars läks Denverisse ja võitsid suurelt 34-20 Denver Broncost ja ehk siis small market teams can beat big market teams. Ega Sean Payton ütles seda, kas Sean Paytonil ja Liam Cohenil oli ju alguses mingi beat? Ma just mõtlen, et see Cohen tundus nagu ikka nautivad seda rohkem. Jah. Mingi beat, Payton ütles midagi, jah? Või kas oli see kellegi teisega, vaata, kas Payton on ütlenud seda mitte siis, kui ta oli see kommentaator või? Äkki jaa. Ja sest Paytoniga, võib-olla, kas... Payton on väga palju asju öelnud välja. Ta alati tagantjärgi ütleb, ma ei mõelnud seda niimoodi. Sest Paytoniga oli ometigi see ka, vaata, kui ta Nathaniel Hacketit kiirustajega ja siis McDaniel raputas 70 punkti talle järgmine mäng ja see on see sama punt, vaata, need noored treenerid just hoiavad nagu kokku, et jah, Payton, ei noh. Aga seda palju huvitavamaks. Aga mängus nagu, see oli close game, aga siis Denver Broncos oli 3 pallikaotist järjest, fumble, interception ja turnover and downs ja siis Jaguars kasutas selle ära, ise ründes 0 turnoverit, ainult 2 penaltit. Kui ma eksin, olin paar nädalat tagasi, oli Jaguars veel number 1 NFL-is penaltitega või see top 5. Et see oli väga-väga tähtis ja Lawrence'ilt 3 touchdowni söötu, 1 rushing touchdown Parker Washingtonil. Surtain võttis vaata Brian Thomasi kinni. Parker Washington söi slotis 6 catch'i on 45 jaardi, 1 touchdown, täpselt kes on Parker Washington ja Jacoby Myers sai 4 catch'i 45 jaardi ja ta sai ka veel 3 aastase 60 miljonise lepingu pikenduse ka.
et nagu Jacobi nagu sa enne mainisid ka, et see Shahidi trade ja Jacobi trade, et sa näed, kuidas Myers avas selle Jaguarsi rünnaku ja nagu naljakal kombel, et tavaliselt me räägime nagu avas rünnaku tähendab, et sa treidid mingi speedsteri vaata, et noh, et tõmbas kapsu pealt ära. Jacobi on see vend, kes noh, second and 8 jookseb selle mingi 10 tiigi, püüab palli kinni, first down liigub edasi ja siis sa saad Brian Thomasele toppida, et see ongi see, et see sama roll põhimõtteliselt, mida Jacobi mängis New Englandis kunagi, New England ei andnud seda extensionit, siis ta läks Raidersisse, Raiders ei andnud talle extensionit. Kui ta on wide receiver 1, siis su receiver room on halb. Aga kui ta on see 2-3 idekas, aga olgem ausad, kas Jaguarsil see on tegelikult puhas number 1 hetkel ei ole võib-olla? Jah, et noh, neil praegu on pigem jah siuke committee olukord, et noh, see ongi see, et vähemalt noh, kui Brian Thomas mängib hästi, siis on nagu see pilt palju ilusam. Ja noh, Broncosel kaotas siis see aasta esimese mängu kodus üldse ja 11 mängu järjest olid võitud, on ju, et noh, ei ole maailma lõpp, need on ikka number 1 seed, on ju, et kõik on veel võimalik ja kõige suurem difference võib-olla oligi see, et Denveril oli kõik üks parimaid red zone'i kaitseid NFL-is ja Jaguars läks siin mängust 5 korras skooris 4 touchdown, mis on nagu väga-väga hea rate, et sellest see erinevus tuli. See ongi see, et noh, see ei olnud nagu, või noh, eks statistika on alati nagu kobin võib-olla natukene, aga Jacksonville läks Denverisse NFL-i noh, ühe kõige kõvema kaitse vastu ja võttis võidu. Ja siis samamoodi teine meeskond, kes tegi sarnase asja, on New England Patriots, kes ajab taga Denver Broncos, et nad saaks selle number 1 seedi tagasi. Patriots läks Baltimore'i ja võitsid 28-24 Ravensit ja 4. veerandal olid 11 punktiga maas ja tulid tagasi, väga hea statement min Patriotsile. Okei, Kallaste, mis sa sellest arvad, miks sa siis selles on? Eks ta trendi väga. Mis ma sellest arvan? Mis juhtus siis? Miks Derek Henry ei saanud viimasel veerandal kordagi palli? Ma tean, küsime John Harbaugh. Ma olen ju fucking play call. Ei nagu, saatke see John Harbaugh ära, aitab noh. Ja saatke kõik ära. Terve juhatus peaks vahetama, sest see ongi see, et noh, ma võin nagu õigustada kõike seda, et noh, Harbaugh tegelikult on hea treener ja Zach Cord tegelikult on näitab, kaitse näitab nagu paranemist, noh, Todd Monken ei ole ka halb offensive coordinator kuidagi. Aga noh, see oligi see, et ma ei vaadanud seda mängu laivis ka, aga nagu noh, vaatad neid highlights järgi, see ongi see, et see 11 punktini edu 4. veerandil Baltimore'i fännina, noh, sa juba arvestad sellega, et see kaob ära. Ja siis jälle on ju. Ja kogu aeg. Ja siis noh, ütleme see Safe Flowersi fumble seal lõpus, mis noh, selles mõttes Flowers proovis lihtsalt mängu nagu võitma minna ja noh, see juhtus. Tegi liiga palju, on ju. Ja siis noh, et noh, see ongi nagu see, et noh, selgelt mingi asi ei tööta seal, vaata. Ja see ongi nagu see, et noh, nad jogivad mingid suuri edusid, nad ei ole play-off'is edu või noh, võitnud nagu niimoodi ja noh, see, et ja samas sul on Lamar Jackson, kes sai ka vigastada ja läks sellest mängust välja, Tyler Huntley mängis teise poole. Mängis hästi tegelikult. Et noh, Tyler Huntley võrras Malik Willis tegelikult ei ole võib-olla kõik halvem mäng. Aga noh, see ongi see, et ma pigem nagu võtan võimaluse sellega, et 28-aastane Lamar Jackson, kelle noh, et tal on veel ikkagi see aken nagu täiesti lahti veel, noh, ma ei tea, 3-4 aastat vähemalt saab ikka head, et tooks kellegi teise sisse seda asja juhtima reaalselt, saab peale energiat muutma seal. Ja noh, selle kaotusega Ravensi päris keeruline on, nüüd nad peavad lootma, et Steelers kaotab see nädal ja siis nad mängid oma vahel selle viimast. Nad peavad võisma ka kõigepealt. Ja nad peavad ise Green Bay'd võitma ja siis Pittsburghi võõrsil võitma. Ja kellega Steelers mängib? Mul on kirjas Browns. Ehk siis Ravensi fännid peavad ruutima Brownsi poolt. Ja te peate Shedeur Sandersi poolt ruutima selle nädal. No see on lihtsam kui Pittsburghi poolt ruutida. Fair point on ju. Aga Patriotsi poolt, müts maha, Kyle Williamsil oli see touchdown. Lõpuks hakkab tulema minu haibitud rukki ja enne hooaega on ju. Siis Stevensonil oli see game winning touchdown. Henderson see oli ka, mitte Hendrikson. Ja ma hakkas ise teinud on ju. Ma hakkas ise kahtlema, et Hendersonil see kõik see concussion'i, kui ma eksi sealt, et siis, aga peaks, noh, pikas perspektiivis on okei, võib-olla nädalaga ei saa terveks, aga Stevenson skooris game winning touchdown'i, Drake Meelis üle 300 jaardi mäng see aasta, söötmise poolest 380 jaardi on ja 2 touchdown'i, mängid selle väga hästi, et nende kultuuri poolt väga tähtis võit, sest tegelikult seda mängu oleks ju, kõik oleks aluseks, ma oleks kaotanud selle mängu. Ja täpselt, noh, see ongi see, et nagu, noh, võib-olla suurim probleem oli jah see, et nad ei suutnud kuidagi Derek Henryt peatada, aga noh, Baltimore tegi seda nagu nende eest. Aga, et noh, nagu ma siis nägin, jäin seda Drake'i nagu esimene karjäärimäng üle 300 jaardi, ma olen sellest ka tüdinud. See on karjäär või? Vist peaks olema, jah? Võtta ma guugelda korra, jah. Aga ma olen sellest ka tüdinud, et kõik sellised mängud tulevad Baltimore'i vastu, et nagu, et noh, Drake May esimene üle 300 jaardi on jälle Ravens vastu, aga jah, et Patriots nagu, noh, võit Baltimore üle Baltimore'is on ilmselgelt raske või noh, selline statement, aga jah, nagu Patriots
ma ei tea isegi, kas neil nagu koledat kaotust see aasta on olnud, et isegi kui nad kaotavad seda nagu saad. Raiders. Raiders. aga see on hooaja alguses, täpselt sa ei tea kunagi. Raiders on hea, vaata. No jaa, täpselt. Et see nagu muutub teistmoodi, et ma arvan, New England pole nagu sisuliselt ühtegi kaotust saanud see aasta, et isegi kaotad. Ja oligi esimene 300, eelmine aasta teis on mitte ühtegi, isegi kui nad olid tagaaja rollis, teis on 300 järgi täis. Aga nagu eriti nagu see oli impressive ka, sest et Patriotsi ründeliinist, see oli third string right tackle mängis seal mängus, et ründeliin sai päris palju viga ka siin mängus ja Drake'il oli pressure kogu aeg näos, aga ta suutis leida need õiged venad ülesse ja ega see receiving core olgem ausad, nagu paberi peal ei ole mitte midagi erilist. Stefan Diggs pani hullu jälle, et kuidagi ma ei tea, ma ise võtan küll selle võiduringi, et ma kui vaata OAL rääkisime, et New England hädasti vajab receiverit ja kõik ütlesid järjest ei, Chris Godwin ütles neile konkreetselt ei, nagu et nad pakkusid talle ilgelt raha. Ja siis Diggs tuli ja kahtlusi oli palju, ega ma ka nüüd mingi nagu ülimusku ei olnud, aga see mida Stefan Diggs on teinud liidrina ja nüüd mängijana. Väärib tunnustust igal juhul. Siis ja AFC play-offi pilt on väga sarnane NFC-le, samad 9 meeskonda elus, Ravensist ja Steelersist rääkisime oma vahel on ja, et Ravens peab võitma igal juhul peab võitma ja Steelers peab kaotama 2 mängu siis ja viimane mäng mängida oma vahel, et seda on natuke lihtsamaks ja sama situatsioon on Coltsi ja Texansiga ka, et Texans peab kaotama järgmise 2 mängu ja siis Colts peab võitma oma järgmise 2 mängu, aga jällegi Colts ja Texans mängivad week 18 oma vahel. Lisaks lahe oleks iseenesest see, et mõlemad need mängud on week 18 loevad. Ja ma just mõtlesin ka, et tegelikult isegi see week 18 scheduling nagu praeguse seisuga tundub, et väga palju huvitav on lahtine vähemalt palju, et kuigi week 18 ilmselgelt on see, et üks mäng lõpuks loeb ainult, aga tore oleks, kui oleks igas Windows'is vaata üks mäng, mis nagu palju. Ja siis meil on 5 meeskonda elus veel oma divisioni võiduks või siis, või oota, kas Jaguars on ju, Jaguars tegelikult, suure tõenäosusega neil on division lukus, aga nad ametlikult veel ei ole, aga Chargers, Bills, Jaguars, Patriots, Broncos, kõigil on legit võimalus olla number 1 seed AFC-s veel, nagu Chargers ja Broncos mängivad omavahel week 18, et kui Broncos kaotab see nädal, kui nad mängivad Chiefsiga ja Chargers, Chargers pea isegi kaotust võtma, kui Chargers võidab 2 järgmist mängu, nad on Broncosest ees. Jah. Seda mingid oma vahel, neil on parem division rekord. Chargers on 5-0 divisionis palju või? Nagu, see on sõge. Chargers peab lihtsalt järgmise 2 mängu võitma ja nad ongi Broncosest ees võtavad division ära, aga kui Patriots võidab ka 2 mängu, siis Patriots võidab number 1 division. Selles suhtes see on ikkagi lahtine ja võib-olla Patriotsil on paberil kõige lihtsama olukord Jets ja Dolphins ainult, kus on 2 bank commander quarterback ja Dolphins mängivad õnneks kodus, mitte Miami's, et see nagu Patriotsil on väga hea võimalus võtta number 1 ikkagi koduväljaku välise konverentsis, aga ja Jaguars mängib Coltsi Titans, kõik nagu võidetavad, et see on küll, et sa võimalus võtta play-offi nagu number 1 seed, et kes on kõige ohtlikum koduväljaku eelisega AFC-s, mis sa arvad? Chargersil ei ole koduväljaku eelist. Ei, Jagsi koduväljaku eelist ma ka nagu nii palju ei hinda. Bills, aga Bills, kusjuures hea point, jah. Denver, New England ja Buffalo põhimõtteliselt. Denver on vist kõige suurem koduväljaku eelis. Puht nagu füüsiliselt. Jah, sul on mäe otsa minema talvel, sul on külmain. Aga Foxboroughs mängida, Mike Vrabel on vastas treener. Ja tõsi. Ja Buffalo lihtsalt, kui Josh saab nagu kodupubliku ees möllata, siis aga samas nad on kodus ka kaotanud play-off'id. Et tundub, et mõlemas AFC-s, sul on 2 kohta mõlemas konverentsis lahtised, aga NFC-s tegelikult olgem ausalt, see Panthers, Buccaneers on ainuke, mis on tegelikult lahtine. Aga sama küsimus küsida NFC koduväljaku eelise kohta. Seattle, Chicago, Philadelphia vist ongi. Jah, Ramsil pole koduväljaku eelist. San Francisco võib saada esimene meeskond, kui nad saavad koduväljaku eeliseks, siis võidavad oma järgmise 2 mängu, et mis on mõlemad kodus by the way. Kui San Francisco võidab oma järgmise 2 mängu, nad mängivad terve play-off'i kodus pluss Superbowl. Esimene meeskond, kes mängiks terve play-off'i kodus vaata pluss Superbowli otsa, sest et kui Buccaneers ja Ramsina jõusid, nad ei mängi kodus vaata esimesi mänge. Mis oleks nagu irooniline. Nad mängiks 7 mängu järjest ju. Päris lebo ju. Ja Superbowl ka. Vinge, aga eks me näe, see nädal on väga-väga huvitav, aga sellest räägime järgmine episood rohkem. Et täpselt, mis seal tulemas on. Et siis järgmis, mis mängudest veel rääkinud pole. Eagles Commanders, ma korra mainisin, Eagles võttis 29-18. Ma lihtsalt ütlen, et see skoor on natukene ja box skoor on natuke valetav, sest et kohati see mäng nägi jälle välja, et Eagles ei suutnud midagi ründes teha, aga lõpuks ikkagi peale seda Cooper DeJeani interceptionit sõitsid ikkagi selle mänguga ära ja siis Eagles siis esimene meeskond
NFC Eestis, kes võitis 2 aastat järjest divisioni tiitli aastas 2003 ja 2004, millal Eagles tegi see viimast teha. Et naljaks, aga Hurts mängis okeilt, Party mängis väga hästi 132 jaardi ja AJ Brown on stabiilselt juba 6 aega mängida hästi tegelikult. AJ on jah, kui AJ Brown draamatseb, siis ta üldjuhul saab seda, mida ta tahab. Hellitatud laps natuke. Natuke küll jah, aga kui ta toimib, ta toimib. Jah, sa natuke annad talle ka. Täpselt, ta on väärt ka, veel on väärt seda probleemi. Aga siis, kuidas Pils peaaegu kaotas? See oli crazy. No selles mõttes, et alguses nagu esimese mingi paari rünnaku tundus nagu, et Cleveland annab mängu, siis nagu tundus, et Cleveland kaob ära ja siis mängu lõpus oli neil ikkagi võimalus, sest nagu Buffalo lasi nagu endale pidevalt kogu jalge, et 120 jaardise säki, mis tundus safety moodis, ta sai veel vigastada seal. Aga lõpuks jah, Josh Allen ja James Cook siis teevad nagu ikkagi piisavalt ära, et 23-20, aga jah, nagu Buffalo ei saanud ka siit mingit statement win'i, et pigem oli see, et nad pääsesid sealt Clevelandist aga üldse välja. Ja Buffalo on division veel ka täitsa elus, et nad peavad lootma nüüd ühte kaotust Patriot ja siis muidugi ise peavad 2 mängu võitma, see nädal mängib by the way Eaglesiga. Jah, see on väga suur mäng. Ja Clevelandi poolt võib-olla see, et see Quinshon Judkins sai siis vigastada. See oli nii kohe, et ma ei näe ühtegi korralikku kaadri nurka sellest. Jah, reaalselt, sest ma vaatasin ka mingi, ma nagu vilksamisi kuskil red zone'is märkasin, et Judkins on maas. Tundus nagu tavaline tackle, et Milano tegi play vaata ja siis keegi vist umbes kirjutas või chatis. Jah, et jalg jumala valet pidi mingi siuke arvamus tauli. Mul tundus. Ja ma guugeldasin YouTube'is kuskilt see leia korralikku, ma ei tea, võib-olla Redditis või kuskil on. Nad ei näidanud rohkem ka, sarnane Cam Scaraboo omaga. Et õnneks üldjuhul need ei ole kõik hullemad, et paremalt ACL-id ja suksed. Ja Quinch on, nõmeta vigastada sai, aga selles mõttes, et shutdown ja tule järgmine aasta tagasi, sest see hooaeg, mis ta tegi, oli crazy arvestades, tal põhimõtteliselt ei olnud training camp'i. Jep, eriti ja tõsi, see ma unustasin ära, pluss ründeliin oli ka siuke, mis lasi korralikult läbi, on ju. Siis järgmine mäng, Chargers võitis 34-17 Dallas Cowboysi, algus oli põnev, aga siis Chargers teest ära ja Dallasi kaitse võttis sammu tagasi. Et siin vahepeal näitasid natukene elu, aga siin mängus Justin Herbert 300 jaardi selle ründega, nende receiverite, Quinton Johnson 404 jaardi. Ühe one-hand catch oli tal. Jaa, see oli väga hea. Trey Harris, rookie, all missi rookie on viimased mängud väga palju step up'in, et ta on väga receiver seal. 4 catch'i 50 jaardi, Keenan Allen, third down machine on ja Ladd McConklil ka 40 jaardi, 1 touchdown, et Chargersil väga statement wins, kui nad suudavad selle sõõdumängu ka käima saada. Ründeliin peab blokkima selle jaoks, aga Tallasel õnneks ei ole neid difference makerid seal. Et siis tegelikult Chargers võib ka päris huvitav meeskond olla siin play-offis. Jaa, absoluutselt, et nad on siuke nagu täpselt wildcard nii ühes kui teises mõttes kuidagi, et see ongi see, et nad võivad nagu kõiki võita, aga nad ilmselt on underdog igas mängus põhimõtteliselt AFC's, et aga kui Herbert mängib nii, nagu ta viimased nädalad mänginud on, arvestades, et tal vasak käsi oli mingi operatsioonilaual tagasi ja nüüd ta stiff armib sellega, et see ongi nagu Herbert nagu on tõestanud ennast selgelt, et nüüd pigem ongi see küsimus, et kas see infrastruktuur tema ümber on ikkagi õige, aga ma ütleks, et see Jim Harbaugh nagu, praegu tundub Jim Harbaugh on nagu hästi teinud kõik, aga lihtsalt ma arvan, et neil on vaja mõned karmid otsused teha selle hooaja lõpus, aga play-off'id alles ootavad. Jah, et play-off'i koht on kindlustatud ka ja Chargers pole kaotanud Tallasest mängu aastast 1990. See on naljakas, et nad mängivad iga 7 aasta tagant sealt vaata sellepärast lihtsalt. Siis Saints võttis suure 29-6 Jetsi, midagi muud siin vaja pole öelda, et Brady Cook, Jetsi quarterback on kena tank commander, väga hea neile, aga Jetsi poolt jah, Saintsilt võib-olla lihtsalt korra müts maa poiste ees, need 3 mängijad, kes on suured, ma arvan, nad on kõik kas nad ei pruugi tahta karjääri lõpetada, aga ma arvan, et Saints võib olla sellel kõigil 3 minna, et siis Taysom Hill, Cam Jordan, Demario Davis, et nad on seal pikalt olnud, ma panin kokku ka kõik, et Taysom Hill on aastast 2017 seal olnud, Cam Jordan on olnud aastast 2011 ja Demario Davis tuli siis lõpuks sinna 2018 aastat, et nad on kõik olnud seal võib-olla mitte superstaarid, aga nad on nagu olnud selle franchise'i jaoks väga tähtsad mängijad ja Cam Jordan oli terve sviiti perekonna jaoks, ta oli 2 säkki seal mängus, et see oli nagu vinge. Ma just mõtlengi, et Cam nagu teised 2 kindlasti ei ole superstaarid, kuigi Demario Davis võib-olla vahepeal oli ka see periood, aga Cam Jordan oli kindlasti nagu superstaarid tigi lähedal, aga Hall of Fame'i võimalus minna, sest ta on 17 säkkides NFL-ist ja tal on Saintsi all-time record. Ja ta on siuke personality ka vaata. See jääb silma inimestele. Ja, aga Taysom Hillis siis kirjutasid artikli ka, jah? Hendrik kirjutas artikli, jah, et esimene mängija siis Superbowli eras, kellel on siis 1000 söödujaardi, 1000 rushing jaardi ja receiving jaardi karjääri peal kokku. Ehk siis... Lahe mängija. Unicorn. Täielik unicorn, nagu Hendrik pealkirja pani ka, et kuidagi ma mäletan, kui
äkki oli siis 2019 või siis kui Taysom nagu sai rohkem mängida. ma ei mäleta, kes see oli, aga mingi Saintsi endine umbes QB ütles, et Taysom Hill, kui Taysom Hill oleks Baltimooris, ta mängiks sama hästi kui Lamar, siis mul oli Taysomiga nagu alati mingi väike piif, kuigi noh, tema ise nagu ei öelnud seda. Ja nüüd nagu tagasi vaadates tegelikult üks nagu, ma ei tea, üks nagu lahedamaid mängijaid viimase mingi 5 aasta jooksul, et tõesti, et kui see tundub tõesti, et see nagu selle mänguga ja vaata kodus suur võit tõesti, sviit rahvast täis kõik see asi, et noh, tegelikult hea nagu send-off ka, et mul tundub, et see Saintsi ajastu, mida meie oleme siin podcast'is jauranud, et millal see läbi saab, peavad ühel hetkel selle hiti võtma. Et mul tundub, et nüüd see on jah, ma arvan, et 3 nime on läinud. Cam Jordan, kui ta tahab väga tulla mingi veteranmiiniga, tal on võimalus jääda sinna, aga võib-olla tal oleks ka mõistlik. No, sest et tal on aastast 2000, viimati tal oli 10+ säkki, 2021 aasta, see aasta tal on 8,5, tal on võimalus 10 säkki täis saada. Ja noh, 36 aastane ka. Ja äkki mine jahi veel sõrmust kuskil, vaata ka. Või siis see jah, aga noh, vaata nüüd ongi, kas on olulisem see, et sa mingid terve oma karjääri ainult ühe meeskonna eest, vaata see on ka kõik. Aga jah, need 3 siis oma sõrmust ei saanud kätte, sest noh, Sean Paytoniga selle aastat, see viimased aastad läksid aia taha, on ju. Siis noh, üks mäng veel, mis läks aja, Giants kaotas 13-16 Vikingsile. Brian Flores'e kaitse vastu, kui Brian Flores on olnud kaitsekoordinaator, New York Giants ründas kunagi touchdown'i skoorinud. Siin mängus oli ka pikk pump. Et siis see on nagu ultimate stat. Ja selles mängus oli veel see ju, et kas Javon Holland sai pick six'i vaata, mis tuli tagasi ja siis mingi 2 play'd hiljem Vikings sai fumble, see oligi see fumble touchdown. Ei, Giants sai pärast uuesti. Giants sai uuesti. Ja meil oli siin pick six ja fumble return touchdown ka, aga esimesel siis game on tibit oli offside'is. Ma ei tea, kaamera nurk küll nii on, aga noh. See oli nagu nii jabur mäng. See jabur mäng, Tardil oli 33 jaardi üks interception. 0,02 fantasy point oli ta. 0,0, vähemalt mitte miinus. See on hullem kui, või nagu see on hullem kui 0. Jah, see võib matemaatiliselt rohkem olla, aga see on hullem kui 0. Ja noh, seal oli drop passid ka, aga ta ise ka ei mänginud hästi ja see on Giantsi fänni koha pealt nagu nüüd see Colin Coward pani selle välja, et kui äkki peaks stardi ära treidima Mendoza võtma, kus sul number 1 pikk on kõik see asjad. Sellest räägime off-seasonil, sellest saab pikalt rääkida ja aga Vikingsi poolt J.J. McCarthy sai jälle viga, on ju. Max Brosman lõpetas mängu, tõi võidu ära, aga J.J. McCarthy'ga on väga suurt küsimärgid, et ta ei suuda terve olla. Ja see veel pealekauba kõigele sellele, mis ta nagu väljakul teeb ka, et noh, kuigi ta viimased nädalad on noh, jah, okei. Kelle vastu on jah? Ja just, et no Giantsi vastu mängis ka alguses hästi, nii kui ta terve oli. No just, et noh, samamoodi nagu me Jackson Dardist ja Giantsist räägime, me ilmselgelt räägime Vikingsi QB olukorrast ka. Ja, siis Tennessee võitis. Seda oli arvata. Oli jah arvata ja muidugi see sabanid see ennustusmängus. Aga ei, noh jah, see nagu ma olin eemal esimese window ajal, sest noh, mul oli red zone'ist nagu kõrval ja siis ühel hetkel noh, Gardner Minshew kõnnib minema, eks vaata, okei. Siis ma hakkan mõtlema, kes see 3 on, et oota, Wentz ei ole, kes? Ja siis tuleb Chris Oludakon mängu. Nagu, et noh, me oleme, noh, sina, mina ja noh, me teame veel päris paljusid Eestis, kes on ikkagi nagu fanatid, vaata, et sa tead. Noh, sul ei tohiks olla nagu ajus toppi, kus sa tead mingi Jetsi wide receiver 3, aga meil on. Mina ei teadnud, et Chris Oludak on olemas. No ma olin kuulnud, aga seal mul oli see Seattle'i vennaga probleem. Mul on kes fuck that is. J.D. Walker ka, Bearsis oli sama asi, who the fuck is see, ma pidi guugeldama. J.D. Walker, kes tegi, tal oli see celebration, vaata, kus ta nagu see oli tal kolledžis ka, ta lihtsalt kunagi jooksnud feed, et selle pärast teadsin. Okei, aga jah, Tennessee võitis 26-9, hea töö, Jeffrey Simmons. Elajas ainuke positiivne asi ausalt öeldes, et Tennessee kaitses. Kusjuures huvitav oli see, ma kirjutasin James Baxenfieldile, Gridiron Baltic, ta pani mingi postituse vist story. Pani küll ja ma nägin. Ma kirjutasin talle mingi, et noh, ma kirjutasin lihtsalt mingi ühe rea umbes, et kuule, et Cam on tubli olnud ja noh võitud. Ja siis ta kirjutas mulle, pani mingi 15 rida vastu ja noh, põhimõtteliselt sama point, et noh, et Jeffrey Simmons on ainuke positiivne tegur põhimõtteliselt, aga noh, siis ma küsisingi pigem nagu selle tooniga, et mis sa Camist arvad. Ja noh, ta ütleski, et noh, et relvad, et potentsiaali on, aga noh, nii nagu ta praegu läinud on. Jep, ja no ühel meeskonnal, kellel on päris palju potentsiaali, aga vigastuse pärast ei saa hakkama Cincinnati Bengals, aga siin mängus näitas seda 45-21 võitsid, sest vastas on sul rookie quarterback esimene start on ju, et kaitse oli enam-vähem, aga Burrow 4 touchdown'i, Chase Brownil oli 3 touchdown'i totalilt on ju, ja noh, Quinn Ewers oli okei, aga 2 interception'it ikkagi mängu lõpuks tuli, et see erinevus oli näha on ju.
ja ei, kindlasti, et noh, see, ma arvan, Miami on quarterbacki otsingul igal juhul praegu. Aga Bengalsi poolt. Tank Commander, Kevin Ewers kõlab hästi, võib-olla saaks Zach Wilsoni ka veel korra mängu. Aga noh, see, kui T. Higgins on väljakul, on nagu lihtsalt, noh, hämmastav tüüp. See ongi see, et nagu 50-50 pallid on 80-20 T. Higginsi pallid. Ja see, nagu, see ei ole 50-50 pallid, ei ole alati 50-50. Oleneb, kes receiver on. Me lihtsalt kutsume neid, kuna see pall on õhus, aga noh, T. Higgins teeb selle vähemalt 80%. Falcons võitis 26-19 Cardinalsi, mis siit ainuke takeaway on? Ausalt, ma ei ole kindel, et ma kordagi seda mängu nägin. Ma ei ole isegi highlight'i vaadanud järgi, nope. Aga Bijan vist oli hea, jah? Bijanil sai 2000 scrimmage yard'i kokku jälle, mis on siis, ta on siis kolmas mängija, kes on 23 või noorem, kes on saanud nii kiiresti 5. Ma ei mäleta, kus podcast'is seda öeldi, aga nagu, et umbes kas Bijan on kõige nagu väiksema mõjuga generational prospect, kes on päriselt hea olnud, vaata, sest Atlanta nagu ei ole, noh, ongi see, et Falconsil pole ette olnud, aga Bijan lihtsalt paneb huldu. Ja tal on 5376 scrimmage yard'i, see on siis 3 aastaga ju. Täiesti lõpp ja ta on. Jah, 3 aastat on, see on 3 aastat praegu. Vanad on. Alla 23. Ma just mõtlen jah, et nagu, noh, või õigemini millal, noh, jaanuaris saab 24. Et nagu tulevik on, tal on veel 10 aastat nagu prime'i ees veel, see on täiesti uskumatu mäng. Ta võib seda scrimmage yard'idega, kusjuures kui nii jätkab, ta võib päris kaugele sõuda sellega nagu totaliga vaata. Siis ja viimane mäng, Texans võitis 23-21 Raidersi. Jah, nagu liiga close oli nagu. Liiga close on nagu. Ja no siin mängus kuradi Stinglil oli Big Six tema karjääri esimene by the way, mis on üllatav. Ja nende kicker oli 3 field goal'i, ehk siis rünne ei ole mitte muffigi. Mitte midagi ja see ongi see suurim probleem Stroudi ja Texansi rünnaku olnud. Nad vahepeal flashisid siin hooaja keskel. Ja oligi, tegid paar mängu ja noh, isegi mina nagu siin podcast'is ütlesin, kuule Stroud, et noh, äkki kannavad ära. Playoff'iks väga vist ei tule, kui ta on number 7 seedega me midagi, see on lihtne mäng arvatavasti Patriotsile või siis Broncosele. No sa pead 25 punkti skoorima, sa võidad igal juhul. Aga selle kaitse vastu ei taha keegi minna iseenesest, see on see asi, mis alati nagu teeb asja võrdsemaks. Ja no sa loodadki umbes selle peale, et Houstoni poole, et sa loodadki selle peale, et ma ei tea, Nico Collins teeb play ära, et see ongi nagu sul ei ole palju variante, sul ei ole midagi, millega sa saad püsivalt rünnata. Ja noh, siis ongi, et noh, su playmakerid peavad play'd ära tegema. Jaa, täpselt. Aga siis saimegi kõik mängud läbi käidud, väga palju juhtus, tegi meie jaoks asja huvitavaks, kui see oli mingi kindla meeskonna fänn, või see oli mingi meeskond on juba ammu play-off'ist väljas, või siis esimene meeskond üldse NFL-i peale, kes oli play-off'ist. Või siis ta on andnud juba. Ja või siis ta on andnud Juhan ja Maan. Mina ka, isegi kui need võimalus on, ma nüüd suvase hooaeg juba. Siis viimased 2 nädalat tootavad tulla väga-väga huvitavad, aga siis lõpetuseks veel nädala parimad mängid ka, mina võtan Brock Purdy, 5 touchdown'i, 1 interception, aga see rünne nägi väga hea välja tema juhtimisele, nüüd on terve ka tundub, et kui nad nii edasi sõuavad, kui nad number 1 season NFC-s, sõge mõelda ju, kui palju see kaitses pole mitte kedagi. Ei, see on pöörane. Isegi ründas on vigastusega. Persal ja see Brandon Ayuki pole olemas. Et ma arvan jah, et Robert Sala on head coach järgmine aasta, ma arvan, see on üsna selge. Ja Kallassi, kes sul on ründes? Ashton Genti, väga tihti seda võimalust ei ole, et noh, isegi ma mõtlesin ka kusjuures teda panna, jah. Isegi kaotades nagu, et noh, et tal oli 24 rush'i, 128 jardi ja siis ta püüdis ühe palli 60 jardiseks touchdowniks, see ongi see, et iga kord, kui Genti on saanud, noh, ta on see aasta palju palli saanud, iga kord, kui ta on ruumi olnud, see on see, et see tüüp on special, lihtsalt tal on ruumi korra nädalad, neid mingi 3-4 nädala tagant, kus ta saab näidata seda, et iga kord, kui ta nagu, kui ta actually nagu on sellises korralikus place, ta teeb play'sid. Siis kaitses ma juba korra mainisin Cam Jordan, Saintsi ja seda müts maha poisi karjääri ja see 2 säkki sai ka siin 3 tackles for loss'i, mis on väga-väga hea ka tegelikult ja 4 tacklet kokku ja siis ta on siis 17 läbi aegade NFL ajaloos säkkides siis ja vinge. Jep, ma võtsin ka vanameistri Jordan Poyeri, siis Billsi safety, kellel oli kokku 11 tackle'it, tal oli pool säkki, tal oli QB hit, tal oli interception, sai ju deflection'i ka veel, et lihtsalt Poyeriga nagu kuidagi, noh, ta oli koos Maika Haidiga, vaata, kui ta nagu seda kaitset ehitama hakkas, aga Poyeriga ma lihtsalt jäi silma, et keegi tegi intervjuu temaga pika, hästi siuke ka, noh, hästi avatud inimene, ta räägib. Ja, see on väga avatud. Aga talt küsiti nagu Damar Hamlini olukorra kohta ja siis ta nagu lihtsalt tunnistaski, et ei, nagu, vaata, see hooaeg lõppes, oli Bengalsi, see oli see, kui nad play-off'is Bengalsid said tappa. Ja Hamlin ütles, et enamus meist ei tahtnud mängida reaalselt, sest ta selgitaski, et me umbes, mu sõber on haiglavoodis suremas ja ma olen meetingutes ja me räägime mingist cover 3-st, et mis me teeme. Lihtsalt siuke nagu väga hästi lahe oli lugeda, et tüüp oli nagu nii toores oma asjadega. Ja esimene interception äkki mingi 2022 aastas vist oli, mis see oli. Ta on nii pidane ka on. Vahepeal vist retire'is isegi või? Ei, ta käis ju Miami's vaata. Ta oli pikalt väljas, ta tuli ju eelmine aasta
practice squad'ist. Ja, nüüd see aasta järsku on saadud endale rolli uuesti kaitses, et nagu veteran on present seal kaitses, et see kaitses on kõik, kelle nad said, Matthew Judon läks ka Pilsi. Matthew Judon läks. Ja Matthew Judon, kui palju see alles on, aga Bosa, Matthew Judon, Gregory Rousseau, H.E. Epinesa on kaitseliis nagu nimes on, aga kas keegi teeb. No Jordan Boyer ka, ta on Maika Hardi ka. Haika tuli retirement, äkki tuleb tagasi. See on mingi 2020 All-Star. Muideks, mulle see Eric Vedeli hooaeg. Vaata, kui ta tuli tagasi Ramsi vaata ja ta oli reaalselt ju difference maker. Ta oli alustas kõik mängud, mis mängis kõik snapid selle play-off run'il. Ja kas ta mängis Thorn Pectorali ka Superbowlis? Ja, vist küll. Mingi teema oli. Et nagu seda story't, ma just kuskil podcast'ist rääkis ka sellest, et tal oli nii vinge, et see, et ta ei olnud lihtsalt pingi peal istumas. Ta tuli nagu, ta oli difference maker kohe, et see oli vinge. Ei, Vedel on legend. Siis kiiret olibussid ka, midagi siin väga vaadata ei ole. Ükski pihta läinud jälle. Me lihtsalt kaevame seda auku suuremaks. Touchdown parlay oli, me keersime tuksi, ma ei pannud ise tähele, kui me panime neid kokku. Me panime Bucky Irvingu ja Mike Evansi ühte ja teise. See on halb, sest nad samas meeskonnas nad võidab ja oligi probleem. Bucky Irvingu jooksis, kukkus maha ühe jardi peale, selle asemel, et Buckiga joosta touchdown, viskasid Evansile touchdowni ja Evans sai küll touchdowni, aga sinna parleisse teised ei saanud touchdowni ja Bucky Irving oli ju meie, et selles jooksi parleis ainult, kes ei läinud pihta. Ja James Cookil oli 2 touchdowni, Chase Brownil oli 3 touchdowni ja Buckil oli 0. Et see oli nagu natuke meie paska siin ausalt öeldes. Aga siis ja prop parleis Nico Collinsile ja 3 jardi puudu ja Omar oli päris kaugel, et Detroitis on Omar nüüd käima, et noh. Nii see läheb, aga meil on 2 nädalat aega, me üritame seda august välja kaevata. Meil on vaja vähemalt 2 seda touchdown parlay'd hittida siin on ju. Siis vaatame neljapäeva ka, sest et neljapäeval on 3 mängu, meil on siis esimene jõulu neljapäev on ju. Just. Jõulumängud 25. detsembril, mis on siis neljapäev see aasta kell 8, kell 11.30 Eesti järgi ja siis öösel kell 3.20 on ju. Mis su lemmikmäng siin on? Ma just mõtlesin, et siis pole väga mõtet rääkida. Sest sul on Dallas versus Washington, mängib Josh Johnson ja ma ei tea, kas ta äkki üldse mängib, panges Joe Milton siis. Ma just mõtlesin ka nagu, et seda siis võiks vaadata, kui Joe Milton mängib. Seda äkki huvitav. Detroitis mängib Hoff, okei. Max Brosman on arvates, Jetta on vist väljast, JJ on väljas. Aga mõtle, kui Minnesota võidab. Jaa. See on ainuke mäng, kus midagi loeb tegelikult, sest Denver ja Dallas, Washington on väljas. Detroit peab võitma, et siis neil on mingi elu alles on ja ka Denver ka tahab võita, sest nad tahavad ju number 1 seed ja Chiefsi vastu. Chiefsis ka ju, mis ta nimi on nüüd? Chris Olodakon. Olodakon, jah. Ta on siis esimene puhaste Aafrika juurtega quarterback NFL ajalus. Kes on, ta on mõlemad vanemad siis Aafrikast, vaatan nagu selles suhtes, ta ei ole nagu, ta on puhas immigrant, vaata esimese aastaga immigrant. Vist minu meelest oli ma kuskil. Ei võimalik, ei ta sündinud Tampas muidugi. Jah, aga vist esimese generatsiooni immigrant siis. Päris huvitav. Et see oli huvitav. Aga jah, Denveri kohustus või võiks Chiefsil on third string quarterback ja neil on kedagi veel vaja, kui nad ka viga saavad. Gardner Minshew'l ei olnud ACL õnneks. Jah, aga hooaeg läbi. Siis ma vaatan korra ESPN'is. Tead, mis üks Chris Olodakoni vend, Jordan Olodakon on Chargersi cornerback. Vennad ka või? Vapsi. Siis mis Minnesota teeb, kas Minnesota, mis JJ McCarthy teeb? Ta oli non-participant esmaspäeval, eks näis, kas ta mängib, ma eeldan, et ta ei mängi. Ja kui Lions, kui te ei suuda Max Brosmani Minnesotat ka võita, siis te pole mingi mõtetki isegi selle play-offi. Meil on niigi vähe asja play-offi ja siis oleks veel, ma ei tea see Vikings olukord ja ma don't get me started. Eks siis Detroitis meil on niimoodi, meil on fantasy finaalis mina Ott. Otil on Kohv peab ainult viskama St. Brownile, kes on mul. Mul teistele viskab, see on paha asi. Vaata, ma lihtsalt panen kõrvale NBA schedule'i. Okei, mis NBA see on? Cavaliers at Knicks, Madison Square Gardenis. 21:30 San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder. Jah, ühesõnaga me vaatame NBA. Jõulud kuuluvad ikka NBA-le. Ehk siis need mängud ei ole väärt olla oma perest eemal. Ja, tiksime perega tiime, ilmselt Kossu fänn on peres rohkem kui Amerikat peli fänn, et pange Kossu peale. Arvatavasti küll. Ja see nädal on laupäeval ka mängud, aga neist räägime siis järgmine nädal. Et on sul siin veel mõni teika või nendest mängudest? Ei, nendest on nagu jah. Ei, jällegi, selles mõttes, et kui nagu vaadata on palju tegelikult alati. Aga jah, selles mõttes, et ta ei loe nagu nii palju ja eriti jõulude ajal, aga ei, ma arvan, et tore, et ikka mänge saame, sest siis ongi, et lähed magama lõpuks kõht on täis ja paar vitsi ka teinud perega või midagi, siis viskad Lions Vikings peale ja soiku tund. Vähemalt midagi on jah. Soiku tunne ära. Seda küll jah, aga tänaseks kõik siis
saime jälle rohkem kui tund aega nagu alati, tahame alla tunni teha. Meil on siin omajagu läks aega tehniliselt ka veel. Aga ma loodan, et saite, oli vinge aega teile, saite oma lemmikmeeskondadele kaasa elada, isegi ma elasin oma Giantsile kaasa, kuigi aga ma olin päris happy, et nad kaotasid lõpuks. Aga see nädal mänginud Raidersiga number 1 pikk. See tuleb, see kõige tähtsam kaotusmäng üldse nagu. See tuleb ilge tank bowl. Jop, aga tänks kuulamast kõigile ja näeme siis reedel. Jah, nägemist. Tšau.